Nii, tere tulemast Rakvere Riigigümnaasiumisse, hoone, mis ametlikult avati esmaspäeval. Küll aga õppetöö on siin toimunud 23. jaanuarist. Hästi oluline sündmus saab olema juhtuma märtsi alguses ja selleks, et valik Riigikogu valimistel oleks ja tugineks igasugusel headel teadmistel, siis selleks on hästi tervitatav selline debatt, kus oleks kõik parteid esindatud ja selline debatt korraldada ka koolis. Mul on hea meel, et peaaegu vist kõik parteid on esindatud. Tere! Ja nüüd küsimus kõigile, et milline erakond ei ole siin debatil praegu esindatud. Aga kandideerib ja kandidaat on Lääne-Virumaal olemas. Eesti Vasakpartei, aga nende ainus kandidaat on üles astunud Eesti vastaste seisukohtadega, seda ei pea tegema Eesti Riigigümnaasiumis Rapurlinnas. Lehtme. Just. Nii, kui te saate ühe sõna enda ise loomustamiseks, siis vaadake, kui pikka sõna kokku saate. Aga ja lisaküsimus nüüd sellele, kuidas te ennast siis ise loomustaksite ühe eestikeelse sõna, on see, et mis on siis see asula või asum või küla, millega ta ennast kõige paremini seostate. Ja siis lihtsalt trenni mõttes, et minu vastus oleks siis niimoodi Kärsitu Muunakülast. Aga alustame siis sinust, Sigrid, naine Tallinnast. Tere kõigile. Kõigepealt on ära mainima selle, et olen juba 4 aastat elanud Vainupeal, kes... See ei ole üks sõna, mida ma võin sulle öelda. Kuidas? See, mis sa rääkisid, ei ole üks sõna, eks ole. Selle peab kõige alguses ütlema kohe. Sul, jah. Vainup oli õige vastus. Nii. Ja kuidas ennast ise loomustad? Praegu, väsinud. Väsinud, nii. Praegu. Sigrid võttis omale kaasa veel teise tulevase valija, niimoodi selge. Aga läheme siis siit otsast. Madis Joosep. Ja Südikas Veneverest. Nii, Triin. Rakverest Lahke. Mina arvan, et mina olen uudishimulik ja olen Käsmost ja olen kõhupillega kirjutanud selle. Ja Valdo. Diplomaat ja mul oleks õudselt taktikaliselt kaval nüüd öelda, et Tapalt, aga tegelikult tõe lauandes Tallinna kesklinnast. Aususe eest me anname lisapunkti pärast. Selline sõna nagu säile nõtke. Ja südamega poole kohaga Alavere, muidu ka Tallinna kesklinn. Mul on hästi lihtne sõna julge ja geograafiline sõna, ma tahaks öelda Rägavere vald, aga kuna seda enam ei eksisteeri, siis endise Rägavere valla ala. Tere kõigile, Töökas Viru Nigulast. Poliitikute potentsiaali on, ütle neile 2 sõna, 12 ikka saavad räägitud, eks ole. Nii, aga läheme siis debati juurde. Me oleme valinud debati jaoks teemad, mis peaksid kõletama noori inimesi ja on väärtuspõhised. Esimene nendest on eesti keel ja kultuuri säilimine. Meie põhiseadus sätestab eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kõikides teie programmides on rohkemal või vähemal määral need teemad seotud ka hariduse ja haritusega. Haritust näitab ka maailma ja ühiskonna eluga kursisolek. Seega jällegi alustame väikesest soojendusküsimusest. Palun tooge välja mõni põhiteema, millest kõneles eile õhtune AK. Hakkame peale siis Ainarist. Üks teema, mis oli eilses AK-s. Fermienergia esimene tuumakonverents oli eile ja nad tutvustasid enda reaktorit, mis võiks Eestisse tulla. Ma olin ise konverentsil, aitäh. Nii, Birgit. Tuleb tunnistada, et mul jäi eilne AK vahele, sest et kandidaatide materjalid vajavad kõik kujundamist. Tegelikult on võimalik improviseerida. Nii. Minule jäi silma ja kõrva Eesti julgeoleku olukord ja selle kõrgenenud risk siis. Kui ma tõesti kuulsin AK-st, Aktuaalsest kaamerast. Eile õhtu. Eile õhtu.
kuna ma jälgin uudiseid Eesti Rahvusringhäälingu portaalist peamiselt, mitte ei istu kell 9 võileivaga teleka ette, siis mis oli AK-s, ma tõesti ei oska öelda. Jälle ilmselt minu eelmine elu lööb välja, et ma jälgin ikkagi hästi palju Ukraina sündmusi ja seda, mis seal toimub. Üks väga kurb teema, Lõuna-Türgis toimunud suur katastroof, maavärin, ja mis puudutas ka Põhja-Süüriat, miks see mulle väga hinge läheb, on see, et ma olen ka mõnda aega ise Türgis elanud ja mul on seal sõpru ja nende pereliikmed ka on puudutatud sellest piirkonnast. Julgeolek. Nii, improviseerisid või arvasid, et siuke teema eile oli käsitlus? Ei olnud siis. Nii. Et väga palju on juba öeldud, et AK-s on alati ilmateade ja sport ka, eks ju, et seal öeldi ka palju, aga ühinen eelkäijatega ja lisaks sellele siis on hea meel, et meie päästjad läksid ka Türki appi, et ka see sai ära mainimist. Oli intervjuu, nii. Ja, sport seal on ja eile oli kindlasti juttu sellest, et segateatesõit algas MM laskesuusatamises ja Eesti võttis väärika 15. koha. Vastab tööle. Ja mainimata ei muidugi kulka... Just täpselt, millest 3 tulid ju Rakvere ja Lääne-Virumaa. Ütleme jah, kohe koju meile. Just. Nii, aga läheme debati juurde ja alustame eesti keelest. Tarmo, Eesti 200 soovib, et eesti keel ja kultuur kasvaksid suuremaks kui Eesti riigi piirid ja et seda keelt räägiks rohkem kui 1 miljon inimest. Palun tooge siis 3 konkreetset näidet, kuidas te seda saavutate. Ma arvan, et see on niisugune tegevuste pigem nagu kompleks, et meie selle programmi haridusosa üks alus on selles, et esiteks peaks olema esimene 4 klassi võimalikult kodu lähedal, et lapsed saaksid oma õpihoo hästi sisse ja pärast siis nagu edasi minema. Ja ütleme nii, et kuidas saab nagu eesti keele rääkijaid juurde, ma ise usun ka, et see on kindlasti selles, et see ühtses Eesti koolis, et kõik Eesti noored võiksid ja peaksid käima ühes koolis, aga seda ei saa teha niimoodi, et see hakkab kuskilt kohast pihta, see peaks ikkagi hakkama lasteaiast pihta ja siis vaikselt niimoodi läbi keskkooli minema, et mida varem sellega alustada, seda parem see on ja niimoodi neid saabki rohkem eesti keele rääkida. Aitüma, ma võin öelda, et selline asi toimub ka päriselus ministeeriumites. Kui koalitsioonileppe on kokku kirjutatud ja siis värske minister läheb ministeeriumisse, siis hakatakse ka koos desifreerima seda, mis seal siis kirjas on ja mis sellega tuleks tegelikult peale hakata, et väljakutse on. Aga Valdo, EKRE näeb sisserändajates ohtu eesti keele ja kultuuri püsima jäämisele. Milles see oht seisneb? Oht seisneb selles, kui me ei kehtesta ennast riigina, kui me tegelikult vii ellu ei rakenda juba ammu jõus olevaid seaduseid, näiteks keeleseadust teenindussfääris. Ma hakkan kinni ka sellest eelmisest küsimust, kuidas teha eesti keelt suuremaks kui ainult Eesti piirid. Kui see üliõpilane, kes tuleb siia meile õppima ingliskeelsele õppekavale, kas me teeme talle kohustuslikuks eesti keele algõppe või teeme tema jaoks siis nii-öelda tingimuseks tööle hakkamisele ka teenindussfääris, kus teda praegu hästi palju, Boltid, baarid, restoranid, et kui inimene peab ikkagi seal oskama elementaarselt need 200 sõna, numbrid, teadma, mida ta müüb. Ma usun, et kui inimene on üliõpetul õppima bakaks või magistriks, siis nagu 200-300 sõna selgeks õppimine ei ole vaev, meie asi on seda ainult nõuda, meie asi on rakendada juba jõus olevat keeleseadust. Üks asi veel, kuidas suuremaks teha, meil on hästi palju ukrainlasi. Ma arvan, et me ei peaks Ukrainast ära meelitama ajusid, kõiki neid tugevaid noori, tarku, vapraid teotahtelisi inimesi ja kui need inimesed õpivad selgeks eesti keele, olgudes mis tasemel, elementaarsel tasemel, mis saaks olla paremad, kui uues vabastatud Ukrainas on tuhandeid inimesi, kes ongi võimelised elementaarsest eesti keelest aru saama ja selleks ei ole vaja teha mitte midagi muud, meil on keeleseadus, rakendame seda.
aitüma. Madis Joosep tahtis midagi. Madis Joosep on aimanud, mis on debati mõttes, on väitlus, eks. Et ma olen lihtsalt lugenud väga palju, et EKRE just surub seda, et sõjapõgenikega meil see eesti keel hävib ja nii edasi, et ma soovitan siis valida sotsa, sest meil on nagu selles mõttes väga hea punkt programmis, et meie tagame täieliku koolihõive sõjapõgenike perede lastele, seades nad varakult eestikeelsele õpperajale. Jah, Tuula. Kui tohib. Siia vahele lihtsalt, kuna nüüd tulid Ukraina perekonnad ja kogu see keeleteema, et rohelistel on keele osas 2 väga lühikest punkti kirjas. Üks asi on eesti keele kui riigikeele väärtustamine ja teine on siis keele arendamisega seoses, et meil tekiks võimalus, et me ei pea siis võõrkeelel laskma niimoodi rohkem kasvada, näiteks kas või teaduskeeles, eks, et oma enda keelt uuendada selles suunas. Aga kõige olulisem on just nimelt see väärtusruum, mida see keel endas kannab, et üks asi on see, et me oleme siin mingid ajad rääkinud seda keelt, aga see põhjus, miks me seda keelt räägime, ei ole ju selles, et me siin elame. See on sellepärast, et see on see, kes me oleme, see annab seda meelsust, mingisugust meie enda mõtet ja näiteks ise õpetasin ühte Ukraina perekonda juulikuus, kellega saime kokku, et nad tahavad panna lapsed Eesti kooli ja see, et neid oli siia nii soojalt vastu võetud, see oli see, miks nad tahtsid seda keelt õppida, et nad tahavad mõista, kes me oleme ja et see on nagu nende nii-öelda tänuavaldus, et kui nad nüüd on siin, siis on nii. Aitüma, vähem on parem, endiselt ma annan teile nõu, seda esiteks, teiseks meil on palju huvitavaid küsimusi. Ma nagu Jüri Ratas seal presiidiumis Riigikogus ütlen, lõpetame selle küsimuse menetlemise. Nii. Birgit, ma lugesin parempoolset programmist, et teie leiate vastupidiselt siis sellele EKRE nägemusele, et ajalooliselt ei ole omaette hoidvad kultuurid olnud edukad ja te leiate, et kõigil Eestis elavatel erinevate rahvuste esindajatel, keda on üle 180, peab olema võimalus määratleda end eestlasena. Mis üldse määratleb eestlaseks olemise? Just nimelt, meil on täiesti teistsugune seisukoht siin, et meile kõigile ju meeldib siin Eestis mõelda, et me räägime salakeelt võrreldes teise muu maailmaga. Meil on oma eriline kultuur ja nüüd meil on 2 varianti. Me kas paneme selle lugu taha kuskile ermi ja laseme aeg-ajalt teistel sinna piiluda, et vaadake, kui erilised me oleme, või siis me oleme maailmale avatud, oleme tugev enesekindel rahvas, kes ei karda seda, et kui tulevad siia teisest rahvusest inimesed, et nad hirmsasti hakkaksid meid üle võtma. Meie töö on neid inimesi oma ühiskonda assimileerida ja meie töö, mitte keegi teine ei hakka neile eesti keelt ega eesti kultuuri õpetama. See on meie töö, kui me tahame, et nad meil Eestis edukad oleksid. Nii, Tuula, ma näen, et sul mõte jäi pooleli ja ma lasen sul seda edasi mõelda, aga mul on sulle väike niimoodi lisaküsimus ka ikka selle juurde. Roheliste valimisprogramm näeb eesti keele suurima ohuna inglise keele eelistamist ja põlgust eesti keele suhtes. Samas leiate, et kõrghariduse kõigisse õppekavadesse tuleks lisada loodushoiu, ökoloogia ja jätkusuutlikkuse teemad. Aga miks mitte alustada eesti keelest? Väga hea küsimus, ma väga tänan. Ma olen ise sattunud õppima eesti keelt ülikoolis, Tallinna ülikoolis ja puutusin seal kokku sellise teemaga nagu terminoloogia ja see inglise keele nagu võidukäik nagu suures osas ta ongi selles teaduskeeles, sest näiteks ma ise töötan tööohutuse valdkonnas, kus me kasutame iga päev termineid, mis on inglisekeelsed, sest lihtsalt eesti keeles ei ole head väljendid sellele, ehk et see keele uuendus peaks nagu kaasas käima sellega, et see, kui me hakkame seda inglise keelt rääkima, siis et see põhjus on tõenäoliselt selles, et meil puudub hea omakeelne sõna või omakeelne termin ja et me ei peaks nagu kartma neid kuidagi välja töötada ja sealt edasi minema. Valdo tahtis midagi kiirelt. Ja, et oma heale parempoolsele kolleegile
hakkan tema sõnasabast kinni, et küll oma lause alguses vastandades ennast EKRE-le, jõudis ta lõpuks selle sama sõnani, mida mina isegi diplomaadina ei oleks välja võib-olla öelnud, et assimileerimiseni. Jah, et ei maksa elada muinasjutu maailmas. Teine, kolmas, neljas põlvkond, nemad assimileeruvadki. Ei ole EKRE sisserännu vastu, sisseränd on alati toimunud, toimub naturaalsel teel, piirialadel ja nii edasi, aga istutada nagu täiesti võõrast eelkõige kultuuriruumist inimesi, ma ei tea, et kuskil oleks olnud edulugu, et see oleks olnud edulugu põlisrahva jaoks. Ja jälle, minu esimese küsimuse, millele ma vastasin selle tagasi tulles, et me peamegi ennast lihtsalt, mina seda ei teinud. Rääkisin surnuksele, jah. Et me peamegi kehtestama ennast riigina lihtsalt oma enda seadusi järgima. Nii, aga kiire vaheküsimus jälle, et kõigil mõtte erksaks saada. Kiiruse peale. Millise päeva puhul heisati esmakordselt lipud selle aasta? Kirjanduse päev. Jaanuaril, just nimelt. Nii, aga miks see päev? Hansen Tammsaares. Nii, mis selle Tammsaarega oli sel päeval? Sünni või surma? Sünnipäev. Kõik, kes arvavad, et oli sünniaastapäev, tõstke käed. Ja kõik, kes arvavad, et oli surmaaastapäev, tõstke käed. Ärge tõstke, see on vale vastu. Nii, aga nüüd lähme edasi. Just nii. Tammsaare küsimuse siis, aga kuna? Nii, aga jätkame keele ja kultuuriga. Triin, Keskerakond toob välja, et teie eesmärgiks on arendada kultuurimajade ja rahvamajade võrgustikku, et tagada ligipääs kultuurile igas Eesti nurgas. Aga kas möödunud poolaastal toimunud kultuurimajade ja raamatukogude sulgemine ei ole mitte näidanud veidi vastupidist? Ma arvan, et Keskerakonnaga seostada seda tõesti ei saa, et pigem on see energia ja kriisiga seotud, et kus omavalitsused, kui on pidanud sulgema, on pidanud tegema neid raskeid otsuseid, eks ju. Et meie näeme pigem seda, et regionaalselt tuleb omavalitsusi toetada ja luua nagu erinevaid programme selleks ja toetusi riiklikult, et nii nagu on võib-olla Kagu-Eesti programm või Ida-Eestit toetatakse, siis kõik omavalitsused vajavad tuge, aga enne mul oli näpp püsti, ei saanud sõna, et ma tahtsin öelda ka seda, et Valdole võib-olla mitte nii väga oponeerides, aga mina leian, et mis puudutab eesti keelt ja kultuuri, siis jagades oleme me igal juhul rikkamad, et meil on äge kultuur, meil on mida teistele näidata ja mida rohkem ta nagu laia ilma läheb, seda parem, et mitte ainult endale hoida, nii et kindlasti tahtsin seda mainida. Aitäh. Madis Joosepil oli kiire. Jaa, et ma olen Triinuga täiesti nõus, me peame toetama KOV-e, aga selles mõttes see toetus peab minema eelkõige kõigepealt alusharidusele, koolile, et maakoolide sulgemine lõppeks, et lapsed saaksid käia maakoolides vähemalt alushariduse sealt saama ja algkool peab jääma maapiirkondadesse, sellepärast, et kui kaob kool, kui kooli reorganiseerimised on, siis lõpuks kaovad ka raamatukogud, kultuurimajad ja kõik need kultuurivormid, mis seal on, sest inimesi ei ole, sest koolimaja ei ole, seal ei ole enam elu. Nii, mina arvan, et algkool oleks isegi linnaoludes täitsa teretulnud. Ole hea, Aivar. Ja, et siin laua taga on, ma julgeks öelda täna 3 COVID-iga väga tihedalt seotud inimest, et me räägime täna kultuurist, aga me peaks 2 sammu tagasi minema. Tegelikult selleks, et kultuur täna säiliks, on probleem energiahinnad ja õpetajate palgatõus. Ma ütlen kohe ära, mul on väga hea meel, et õpetajad said väga suure palgatõusu, aga tegelikult ma ütlen kogu inimesena täna, sellega tehti maksaak Eesti KOV-idele. Et tegelikult see, mida peavad KOV-id täna tegema lasteaia kasvatajate palga järeltõusuks ja järgnevad on sporditreenerid, juhendajad ja nii edasi, siis see ongi see põhjus, miks pannakse rahvamajasid kinni. Et tegelikult täna KOV-id vajavad meeletult abi ja tuge. Aitäh, ma lõpetan selle küsimuse menetlemise ja lihtsalt, kuna meil on rubriik on eesti keel, siis tõlgin KOV tähendab kohalikku omavalitsust, eks ole. Ja nüüd kiirküsimus kõigile, kiiruse peale, ega ei ole ju väga oluline? Ei ole. Nii, Triin võitis. Aga siis läheme aga edasi. Muideks, nagu te aru olete saanud, võib-olla, ma ei tea, kus küll, siis võib olla nii, et Sigrit on minu erakonna kaaslane.
aga ma ei ole andnud talle ühtegi vihjet, mida ma küsin, sellepärast, et temast saaks iseseisev tuli poliitik. Ja nüüd ma loodan, et ma üllatan sind. Küsimus tuleb sulle. Sigrid, Isamaa leiab, et meil võiks olla laulu- ja tantsupeo seadus. Mis selles seaduses peaks kirjas olema? Enne kui ma sellele küsimusele, ma võin mitu sõna praegu kasutada, ma täpsustan. Ja praegu nüüd võid juba 4 vähemalt. Ma tahtsin Tuula ühe mõtte jätkuks jagada ühte oma mõtet, mis puudutas inglise keele, ütleme siis ülevõimu eesti keele osas. Jagan lihtsalt oma kogemust ja ühte mõtet, et palju räägitakse praegu ka valimiste kontekstis sellest, et teadustööd ka doktorantuuris peaks olema võimalik teha eesti keeles. Aga tegelikult mina näiteks Tartu Ülikoolis ei tohtinud magistritööd kirjutada eesti keeles. Samas kui ma õppisin Prahas, siis tšehhid lubasid kirjutada tšehhi keeles lõputöö ka juhul, kui sa õppisid ingliskeelsel õppekaval. Nii et selline mõte meie kõige suuremale ja niinimetatud rahvusülikoolile, Tartu Ülikoolile, et võiks võimaldada kõigil kirjutada eesti keeles lõputööd, kui nad seda soovivad. Küsimust muidu mäletad, mis ma küsisin sult ka? Ja, et mis peaks olema laulupeo ja tantsupeo seaduses kirjas? Jah. Võib-olla see tuleb mulle hästi palju kahjuks praegu, kui ma tunnistan, et ma olen aus inimene. Aus vastus on see, et sellist seadust mina lugenud ei ole ja selle eskiisi ka mitte. Seda seadust veel ei olegi olemas, aga lihtsalt Isamaa plaanib seda teha. Mitmetel erakondadel oli see märkus kirjas, et nad leiavad, et see on oluline, mitte kõigil, aga mitmetel. Aga siin on juba sisuloojad olemas. Ja, Triina ütleb ma edasi välja. No ma mõtlen, et kui luuakse siis kindlasti järjepidevus, korraldajad ja rahastus ilmselgelt, et Rakveres toimub meeste tantsupidu, eks ju, ja me alustame... Ma tahaks teha seadust, mis ütleb, kui palju raha kuskil antakse. Jaa, aga see, ma ei tea, peaks olema, võiks olla. Jaa, ma tahtsin ka selle raha juurde tulla, et mingi indekseerimismudel vähemalt selleks, et need juhendajad saaksid nagu väärikat tasu selle eest, mida nad siis selle korraldamisega teevad ja nende õpetamisega, et tantsupidu ja laulupidu saaks toimuda. Ma lihtsalt vahemärkusena ütlen, ma ei osale debatis ega midagi, aga nüüd lihtsalt mõtlemiseks, et kui meil esimene üldlaulupidu oli millal? 1869. Nii. Nüüd ütleme üsna tükk aega tagasi, eks ole. Ja kui nüüd mõtelda selle peale, kui palju sellest ajast on siis energiahinnad olnud takistuseks, et kultuur Eestis säiliks, siis võib-olla see väga suur põhjus ei ole. Aga las ta olla ja kodus mõtlete edasi. Nii, nüüd Birgit ja siis Valdo. Jaa, parempoolsete seisukoht, mitte isegi selles konkreetses küsimuses, vaid üleüldisemalt, mis puudutab uute seaduste tegemist, on see, et kas see on, mis probleemi me lahendame, kas tänane seadusandlus ei võimalda olemasolevate seadustega siis tantsupidu korraldada, laulupidu korraldada, kas nad ei ole täna järjepidevad, ma saan aru, turvatunde küsimus, aga lihtsalt kas me peame selleks looma uusi seadusi, veel bürokraatiat juurde, meil tõesti on neid seadusi vähe. Jäägu retooriliseks, aga võib Valdo reageerida. No laulupidu, küll mitte päris algusest peale, on ikkagi lahutamatult seotud lauluväljakuga Tallinnas ja mina tahaks lauluväljaku ja selle lähema ümbruse võtta kaitse alla ja seal buldooseriga natuke ringi sõita, sest see, milliseks Eesti rahva jaoks püha paik on kujundatud, on rõve. Nii, Madis Joosep. Ja ma tahtsin selle seaduste juurde tagasi tulla, et seaduseid kindlasti on vaja teha juurde ja see on sellepärast, et praegused seadused me näeme, milliseks nad on kirjutatud. Kui tavainimene läheb tulumaksuseadust lugema, siis ta saab sealt võib-olla heal juhul veerandist aru. Seaduseid tuleb ümber teha. Neid tuleb paremini selles mõttes lahti kirjutada, et just tavainimene saaks selle, kui ta läheb siin lugema seda, siis ta saab aru, mida ta loeb, mida tal on öeldud. Aga selleks me ei vaja uusi seadusi, selleks me vajame olemasolevate mõistlikumaks kirjutamist. Nii, Tuura, Triin ja siis läheme liigume edasi küsimuse menetlemisel. Repliik, miks läksin õppima eesti keelt, sest ma tahtsin hakata seaduseid tõlkima
eesti keelde nii-öelda. Kas ma võin nüüd oma küsimuse ära küsida, et sa ütlesid ennem, et igal ühel on pärast võimalus sinult midagi küsida. Seda sa praegu ei saa küsida. Ma ei saa seda ära kasutada. Lihtsalt huvitabki, et miks Isamaa tahab sellist seadust teha, nagu et seda vastust ei tulnud välja. Kas te tahate ka teada? Pärast võid mul küsida seda, nii. No olgu. Nii. Meie juhime praegu debatti muideks. Ole hea. Nii, see on väga tore, et see küsimus tekitas palju mõtteid ja palju soovi mõtteid jagada, aga teeme väikese kiire kultuurisoovituste vooru. Ehk siis palun öelge oma viimati loetud Eesti autori raamat, viimati nähtud Eesti film või algupärand teatris. Hakkame siit poolt peale. Raamat arvatavasti Pilvede värvi. Võid valida, ühe kolmest võib valida. Teatris käisin, kuna elukaaslasel pikad tööpäevad, siis enam kaua aega tagasi, aga Oi Johnit käisime vaatamas Rakveres. Aga pole väga kindel, et tegemist on Eesti tegemist ei ole algupärandiga. Selles mõttes, et teatris Eesti algupärandit viimasel ajal seda meelde ei tule, aga Pilvede värvid on see raamat, mida ma kindlasti lugesin viimati Eesti raamat. Nii, lähme edasi. Nipernaadi talv äkki on Eesti algupärand ikkagi. Rakvere teater mulle väga me ettevalmistades mõtlesime vähemasti pooles on, sest Kailit andis lihtsalt inspiratsiooni. Nii? Ma arvan, et minu viimane algupärand oli küll juba just ammu, et Indrek oli sellest Linnateatris, et oli väga hea etendus. Raamat oli Vihkel Raua raamat, pean tunnistama, Tügega vedeles lugesin läbi nüüd. Milline neist 5? Ei musta pori näkku, tuleb ikka algusest peale. Õige, sa nagu tõe õigusega alustasid esimesest osast. Nii, Sirbit, ole hea. Viimast teatri algupära on mul lihtne öelda, sellepärast, et meil on oma teater, mille nimi on Nutrum ja minu abikaasa on lavastaja ja teatrijuht. Ja sel suvel oli Käsmus. Ma ütlen veel selle ka, et selle teatri üks põhiline eesmärk ongi uue Eesti dramaturgia lavale toomine. Ja sel suvel oli Käsmus Piirituse veost ajalooline tükk, võib-olla keegi teist käis või teie vanemad või sugulased. Ja tuleb ka järgmine, aga ma ei hakka rohkem reklaami tegema, et me teeme see aasta 4 tükki. Et viimane raamat eesti keeles. Eesti algupärand. Eesti algupärand. Kas see läheb... Eesti autori. Tegelikult ei pea kõiki 3 võib valida. Sa juba said hästi hakkama sellepärast, et tõstke käed, kellel on veel, kes on veel teatri omanikud siin. Väga vähesed, ma vaatan. Nii, aga saame edasi minna Valdoga ilusti. Said oma vastusega ennast hakkama? Minu lemmik Eesti kirjanik on Teet Kallas. Ta kirjutas kunagi 90ndate alguses sellise raamatu, ta oligi nagu ülemineku ajast, sellepärast oli nagu, on seda väga selline tuttavlik lugeda, selle nimi on Kes tõttab öisele rongile. Ma teen selles mõttes sohki, et ma loen seda aeg-ajalt uuesti, ta on selline raamat, mille võtad lahti suvalist kohast, loedel paarkümmend lehekülge ja meil on lahutatud. Eesti algupärand ma hakkasin mõtlema, et kas ega see ometi ei olnud Paide teatri eestlaste jumalad, mida nad etendasid. Ja vapustav tükk, kahju, et enam ei ole. Ma loodan, et see võeti videosse ka vapustavalt segane, selline Monty Pythonlik superetendus. Aga tegelikult oli viimane oli ilmselt Põrgupõhja Uus Vanapagan ja see oli siis Pärnu teatri suveetendus. Liigume edasi. Ma kasutan ka juhust Kiida abikaasat rubriik. Abikaasa ehitas valmis Jaan Totika lennumasina ja me siis käisime kinos Kuulsuse narra vaatamas. Väga, ma pean tunnistama, et väga väikeste laste tõttu ma olen kahetsusväärselt vähe viimasel ajal teatrisse jõudnud ja ka elukirjanduseks jääb vähe aega, nii et kõlab natuke nagu klišee, aga et ma parempoolsena ütlen, et viimane raamat Eesti autorilt oli Jaak Roosaare Rikkaks saamise õpik, aga nii see on. Ma ruttu tänan eelpool kõnele, et ma kogu selle aja mõtlesin, mis see legendaarne nimi see oli, kus 3 meest ajasid naist taga ja tegid lennumasinaid, et Kuulsuse narrid, et alles käisin vaatamas. Teatriga läks ka hästi, et see oli Käsmusel paadikuuris, nime ma ei mäleta enam. Ja raamat oli teistkordselt Indrek Sveede ja Mart Poomi raamat, et ma olen tõsine spordifänn ja ma arvan, et enamus Eesti spordibiograafiad olen läbi lugenud. Aitäh! Aitema! Nii, aga lähme uuesti debati juurde.
Me teame, et paljud noored suunduvad välismaale õppima või töötama ja jäävad sinna. Taaskord oli väga paljude teie programmides kirjas eesmärk lihtsustada nende eestlaste kodumaale naasmist, kas siis asjaajamist, teenuste kättesaadavust, abi kodu leidmisega. Aga et kes peaks selliste teenuste kättesaadavuse eest vastutama ja kas te arvate, et need on peamised probleemid või tõkked nende noorte kodumaale naasmisel? Triin ja siis Ainar. Ja no, kindlasti mõtted on ka teretulnud. Omavalitsustele pannakse viimasel ajal palju kohustusi ja me oleme valmis neid jätkuvalt võtma. Kui sellega teatud ka rahaline pakett kaasa tuleks, siis loomulikult, et kui noor soovib oma kodukohta naasta või valib selleks mingi omavalitsuse, siis on kõige parem sealt neid teenuseid ja infot kätte saada. Aga ma arvan, et see on selline sotsiaalne turvalisus, pluss tuleks noori toetada võib-olla, et kui nad tulevad välismaalt või üldse õpingud lõpetavad, et oleks lihtne oma kodu leida, õppelaenu mingisugune kustutamine, kui nad on valmis ka siis oma erialal teatud aja töötama, et siduda neid rohkem ikkagi ka Eestiga, et meil on väga palju ju nii-öelda puudujääke teatud ametites ja oleks oluline, et nad ei tahaks kohe ära minna välismaale, et väga hea on käia, avardada silmaringi, aga tore, kui nad tulevad tagasi. Aitüma, Ainar, Valdo, Birgit on järjekord. Sigrid oli ka vahepeal. Ja Sigrid, vabandust, Sigrid. Jah, et ma arvan, et Eestisse tagasi tulla on väga hea, aga ma tooksin natuke väiksema mastaabiga näite, et kuidas Tallinnast siis Lääne-Virumaale tulla. Et mina tulin ja üks väga suur probleem on elamufond, et toome siia selle geoloogiateenistuse näite, et kõrged ametnikud ei taha Rakveres elada, sest isegi Rakveres ei ole piisavalt väärtuslikku elukohta, uuemad majad ja nii edasi, nüüd on tehtud. Et mina läksin Kundasse tööle ja elasingi Rakveres tegelikult 3-4 aastat. Mul oli normaalne palk, ma oleks tahtnud võib-olla osta, üksi ammas peale ei hakanud, et 200 000 maja teha kohe, aga normaalselt kortereid ei ole. Et täna on täpselt seesama üürikodude ehitamine ja elamufond on üks kõige suurem probleem. Ja täna, olles Ida-Virumaa pool, on täpselt sama küsimus. Et meie elu ei saa ainult jätkuda Tallinnas ja Tartus. See on üks väga suur probleem. Aitäh! Sigrid. Ja, ma kasutan võimalust ja räägin kogemusest jälle. Mina elasin aastani 2018 elasin Tšehhimaa pealinnas Prahas. Põhjus, miks ma tulin Eestisse tagasi, ongi minu armas abikaasa. Ja nii on. Muidugi me ei saa kõik inimesi nüüd niimoodi hakata paari panema, eks ju, aga hästi oluline tegelikult selle rahalise motivatsiooni kõrval on inimesed, miljöö, siin Eesti kultuur ja iseenda soov seda hoida ja seda nautida, mis meil siin Eestis on. Ma arvan, et Eestis on täna väga hea elada ja me saame mingisuguste motivatsioonipakettidega mingit teatud hulka inimesi motiveerida. Aga seda on proovitud teha ja mina ise enda kogemusest ütlen ka, et raha ei ole siin kindlasti see motivatsioonipakett number 1. Valdo? Jah, tegelikult on ju probleeme, seda probleemi on üritatud lahendada ka juba üle 10 aasta. Esimest korda proovis seda Välisministeerium, see oli Talendid koju. Ütleme, et tegelikult see programm ei teinud seda, mida ta pidi tegema, et ilmselgelt Välisministeerium ei saa olla see ametkond, sest küsimus oli, eks ole, et milline ametkond sellega peaks tegelema. Nüüd, mida siin kolleeg Reformierakonnast mainis, tegelikult jah, väga aktuaalne probleem ja jällegi omavalitsusjuhina ma tegelikult näen ka, et kui keegi astuks Tapa vallavalitsusse täna sisse, siis meil, et tere, ma olen siin, ma olen kõrgepalgaline, mul on 6 last, me tahame kõik see elama tulla, andke mulle nüüd krunt, ma hakkan maja ehitama, tegelikult ei ole, sest see maa on riigi käes. Seda tuleb minna riigi käest manguma. Et see on nagu üks ametkond, siis, kes peaks ennast kokku võtma ja kellega peaks tegelikult nagu nii omavalitsused, teised ametkonnad kõik nagu koostööd tegema. Siis asjaajamine tegelikult on Eestis väga ladus, ma mõtlen kodaniku ja riigiga selles mõttes, et sa ei pea istuma kuskil mingi avaldusega terve päeva kuskil ukse taga ootama, et sind vastu võetakse, sinna tempel pannakse järgmisse järjekorda minema, et meie e-asjaajamine on tõepoolest väga hea. Kus mina jällegi, olles elanud Hiina pealinnas Pekingis oma lastega, kus me tulime tagasi, oli tegelikult laste sulandumine tagasi siis sellesse eestikeelsesse haridussüsteemi ja tegelikult see on võib-olla kõige suurem
suurem selline takistus või barjäär, sest kui sa ei alusta eestikeelses süsteemis, siis on väga raske on sinna tulla ja väga raske on sinna tagasi tulla. Et see suhtumine ei ole selline, nagu ta olema peaks, et haridusministeeriumi kapsaaeda lendab suur kivi. Birgit, ma arvan, et huvitavad mõtted siin kõlasid, aga ma arvan, et ma ei tea, õppelaenu kustutamine või toetused kodukorteri maja ehitamiseks, need ei lahenda seda probleemi, mis see esialgne küsimus oli. Kuidas tuua neid inimesed tagasi ja kes selleks peaks tööd tegema, ma arvan, et kõige alus on ikkagi see, et Eestil läheb hästi, et meie majandusel läheks hästi, et inimesed saaksid siin väärikat palka. Miks need inimesed täna on välismaal? Sest seal, mitte kõik muidugi, aga suures osas neile meeldib see sissetulek, mis nad seal saavad, mida nad täna kahjuks ei saa siin Eestis. Et ma arvan, et siin on meil väga palju veel pingutada laiemalt nagu ühiskonnana ja riigina luua see keskkond, et inimestel oleks võimalik siin ka hästi teenida. Aitu, ma lõpetan selle küsimuse menetlemise, aga annan ühe siis väikse kommentaari. Et tegelikult on väga tore, kui inimesed vastavadki sellele küsimusele, mida küsitakse. Aga poliitikas on ka selline asi, selle nimetatakse Savisaare, siis Edgar Savisaare printsiibiks. Et Riigikogu liige küsib, mida tema tahab ja Savisaar vastab, mida tema tahab. Nii et igat pidi saab poliitika. See on lihtsalt tulevikus, kui te juba profimaad olete, et räägige ka sellest, mida te tahate. Kunagi oli Aktuaalses Kaameras siis teemaks midagi, mis puudutas loomakaitset ja kutsutud oli otse-eedrisse Ken-Marti Vaher, õiguskomisjoni esimees, kelle põhiteema oli korruptsioonivastane võitlus. Ja Margus Saar proovis rääkida loomakaitsest ja Ken-Mart ütles, loomakaitse hea küll, las ta jääda, aga korruptsiooniga tuleb võidelda. Nii et poliitik peab iga kord rääkima oma sõnumit. Aga nüüd... ka väike mure, et kui küsite, siis võiks lasta ju kõigile vastata. Kui te olete nagu imelik. Ma ütlen kõigile väikse vihje. Meil on veel palju huvitavaid küsimusi ja nüüd on kergendushetk teile, sellepärast, et üks plokk sai läbi ja nüüd me läheme palju teistsuguste teemade juurde. Ja kui ka vastust teinekord ei tea, see kõik on väga aktsepteeritav. Mitmekäigulise õhtusöögi puhul on oluline vahepeal maitseid puhastada ja selleks pakutakse näiteks ananassi sorbeed tšilliniitidega. Aga jällegi väike kiiruse peale küsimus. Millist nime kasutame me igapäevaselt diivesinikmonooksiidi puhul? Nii? Õige vastus on kõlanud, joogivesi. Just. Ja võite vahepeal siis loosukes võtta. Just. Ja Marko teab, et seda on Riigikogu liikmetelt täitsa mõni telekanal juhuslikult Toompea koridorides küsinud, nii et kui sinna satute, kunagi ei tea, mida võidakse küsida. Ma mäletan, Erki Noored küsiti seda kunagi ja üldiselt tekitab inimestes segadust. Aga Rakvere oludes, kuigi teil on pudelivesi, ma sain aru, et tegemist on ka sellise kestlikkusega, et eelmise biojäägid on alles ja tuleb debati jaoks ära kasutada. Aga geoloogina, ma ütlen geoloogina, kes elab Rakveres vanas majas, eks ole, et Eesti parim põhjavesi, joogivesi on Rakvere linnas, tuleb Rakvere veevärgi torustikust, võib juua vabalt, aga pudelisse võib ikka panna lihtsalt hoidmise eesmärkideks, muidu läheb bios laiali. Aga nüüd läheme siis järgmise, meil on ikka vaheblokk praegu ja kõik saavad vastata, see on selline hea blokk ja... Just, ja mõeldes meie noortele kuulajatele siin, siis küsimus, kuidas saada rohkem noori poliitikast huvituma ja poliitikas osalema? Hakkame rahulikult otsast minema, kõik saate vahelduseks vastata. No esimene asi on see, et kui me täna vaatame nimekirjasid üle Eesti, siis noor tegelikult kvalifitseerub 18–26. Mina peaksin seda natuke pikemaks, ütleksin kuni 30. Ja kui me vaatame nagu alla või siis kaasa arvatud 29 aastased noored, meil on nimekirjas 54 nime. See on üüratult vähe. Ja noorel ei ole motivatsiooni minna valima, sellepärast, et ei ole oma eakaaslast, keda valida ja kindlasti ei saa 55-aastane või 60-aastane teada seda, mida mõtleb 25-aastane. Et rohkem nimekirjadesse noori ja poliitikast hakatakse ka
mittekandideerijate hulgas rohkem rääkima, rohkem mõtlema, rohkem kaasa teostama ennast seal. Aitäh, läheme edasi. Ja et ma arvan, et esiteks tuleb hakata noori rohkem kuulama ja noori rohkem kaasama, et kõik algab sealt, et pigem on see kogemus selline, et tihti tundub, nagu me teame, mida noored tahavad, tegelikult me ju ei tea, et tuleb küsida, rääkida ja nendega rohkem ka arvestada, teiega rohkem arvestada. Ja nii tekib ka see huvi, et kui on dialoog, siis ma usun, et saab seda huvi palju rohkem tekitada. Teiseks on mul tihti südamel see, kuidas sellised kogemustega poliitikud ikkagi käituvad või meie kõik ühiskonnana, et see suhtumine poliitikasse ja poliitikusse on aeg-ajalt väga negatiivne. Et ühel hetkel sa tunned, et sa võib-olla ei olegi enam nagu inimene, et sa pead olema üliinimene või midagi sellist, et tegelikult me jääme kõik ikkagi inimesteks, aga osad, ikkagi meist käituvad aeg-ajalt ka mitte motiveerivalt ja see kurvastab. Aitäh ja vastusest, läheme edasi. Ja ma arvan ka, et eks noorte kaasamine on hästi oluline ja teine teema, päris seda meelt ei ole, et noored peaksid valima noori ja vanad vanu ja mehed mehi ja naised naisi, et see vist päris vist nii ei peaks olema, aga küllap on selge, et kui rohkem rääkida nendest teemadest, mis noori huvitavad ja mis nende jaoks olulised on, et ilmselt on siis see poliitikaga noorte jaoks kuidagi olulised. Jaa, see on tegelikult hästi tore, et kõik ütlevad, et noori peab kaasama. Ma räägin, mulle meeldib alati oma kogemusest rääkida. Võib-olla see on mõnevõrra põnev ka. Ma olen olnud üliõpilasesindaja ja ma ütlen kohe ära, et apoliitilisus on üks oluline märksõna, kui sa tahad olla mingisuguse sihtrühma või huvigrupi huvide eest seisja. Kunagi pidin istuma ühe laua taga toonase Isamaa erakonna liikme haridusministri Jaak Aaviksooga. Ja me saime panna oma ideed, soovid lauale ja olla võrdväärne partner ainult tänu sellele, et kõik meie juhatuse liikmed ei kuulunud kuskil erakonda. Samas kui Soomes, kus on olnud 50 aastat kauem demokraatiat ja demokraatliku ühiskonna, on nad juba niivõrd täiskasvanuks saanud, et seal on täiesti normaalne, kui näiteks üliõpilaste eest seisja, üliõpilaste huvide eest seisja ja ka õpilaste huvide eest seisja kuulub kuskile erakonda. Ja teised juhatuse liikmed kuuluvad igaüks erinevasse erakonda. Meil on veel pikk töö minna, aga tegelikult siin ei ole asi ainult selles, et noortel puudub huvi, vaid ka selles, et meie ühiskond nõuab väga erinevatel tasanditel apoliitilisust. Me peame sellest välja kasvama. Võttes korra tagasi, mõttes, et see ei ole ainult noorte probleem, et ma olen nagu absoluutselt sellega nõus, et see on samamoodi ka ettevõtjate probleem, et ega ükski vähegi tähtsam ja olulisem ettevõtja ei julge erakonda kuskile astuda, sest et seda ei tea, et ma ei saa siis teiste juurde minna, mis on tegelikult totaalselt vale. Ja see on ka riigiametite puhul see probleem. Nii, aga läheme edasi Valdaga. See, millal lõpeb noorus ja millal hakkab siis teine noorus, et tegelikult siin ei olegi midagi vaielda, seal on väga üheselt Austraalia migratsiooniamet kehtestanud, see on 30 eluaastat. Kas ja kuidas kaasata, nii kaua kuni sa saad töö- ja puhkeviisat, kas ja kuidas kaasata, ma ei tea, ma ei usu, et kedagi saab sundida või kedagi tullakse kutsuma, et ikkagi endal peab olema see väikenegi huvi halge, lugege, vaadake erakondade programme, mis teid kõige rohkem kõnetab, tulge ja hakake mõjutama. Väga hea, läheme edasi, hoiame eestlase head tempot. Mulle tundub, et noortel ei ole huvi valima tulla, sellepärast et valimised üldjoontes keskenduvad 4 aasta perspektiivile. Tõenäoliselt, kui sa õpid gümnaasiumis, hakkad kooli lõpetama, siis on väga vähe huvi, kui palju mingi pension kuskil tõuseb või midagi sellist, et niisugust pikaajalist ja mingisugusele väärtusele tuginevat pilti kuskilt ei ole. Ma selles mõttes julgen enda koduerakonda jälle kiita, et see mõte on selles, et me tegelikult tänaste otsustega loome seda maailma, milles mina enam ei ela. Seal elavad minu üks laps ja ühed väiksemad lapsed ja nende lapsed, kui mul väga hästi veab.
aga et me peame seda silmas pidama, et need täiskasvanute otsused, need mõjutavad noorte inimeste maailma ja kui me neid otsuseid omavahel kuidagi kokku ei saa, siis jääbki see huvi ära, sest sa ei saa midagi teha. Aitüma, lähme edasi. Aitäh küsimuse eest, see on minu südameteema olnud juba 15 aastat, kui ma veel õppisin Rakvere Reaalgümnaasiumis. Et kuidas noori rohkem otsustama panna ja millega ma ka 15 aastat olen tegelenud, on see, et ikka kuuled siit seal, peame kuulama ja kaasama ja kuulama ja kaasama. No kaua sa kuuled ja kaasad, et noortele peab andma vastutuse ja vabaduse teha päriselt asju ära ja selle vabadusega kaasneb muidugi ka vastutus. Aeg-ajalt ei õnnestu, mis siis? Lähme õpime, lähme edasi. Et ainult ma arvan, et see on põhjus, miks mina täna siin olen, et 15 aastat tagasi oli Rakveres üks väga hea inimene, kes nägi minus potentsiaali, ütles, et ma võin ju proovida ja katsetada, kas mulle see eestvedamise roll sobib ja nii minust sai Lääne-Virumaa noortekogu esinaine toona ja täna olen, näete, poliitikas on ju. Kõigil nii ei pea minema, aga minu sõnum, miks parempoolsetel on ka kõige rohkem noori kandidaate, meil on 16 noort, alla 30 aastast Riigikogu valimiste nimekirjas. No vau, ühelgi teisel erakonnal ei ole nii palju, sest meie julgeme anda noorele vastutuse ja meie noorte teemad ei ole ainult rulapargid või nagu alati enne KOV-valimisi öeldakse. Noored tahavad samamoodi saada head haridust, tahavad, et kodukeskkond oleks turvaline, et tulevikus saaks head. Aitüma. Rahel saab siis hea pealkirja või siukse vahe, tegemist on Lääne-Virumaa uudistega, reklaamil tasub lugeda, on ju, veebiväljaanne, et noored ei vaja ainult rulapark, on ju. Päris hea. 3 konkreetset punkti. Esimesena see, mis on nüüd üllatav, et kuidas ei saa me noori poliitikasse. Õnneks Madis Oosep ei löönud nõrgaks. Mitte niimoodi, nagu minu erakonnakaaslane tugev triatleet tegi, et päris kindlasti buldooserpoliitikud jõulised kogemusega ei tohi lennata sisse sellise stiiliga, nagu lennati Madis Oosepile. Niimoodi me noori ei võida sinna. Et mul on hea meel, et sa oled siin ja tegelikult ma tean, et kui Madis Oosep saab Riigikokku, siis on Jürgen Ligi esimene, kes talle õlale peale patsutab. Aga see ei ole hea nipp. Teiseks, täna me oleme siin, pärast valimisi me peaks ka siin olema, et mina käin iga aasta 3 korda kuskil tagasi kooli raames rääkimas noortele, mitte enne ka pärast valimisi, vaid üldse. See on kõige lihtsam asi, mis me saame teha. Et samad noored siit peaksid käima ka aprillis, juunis ja nii edasi. Te peate koolides käima, andma oma sõnumit. Mul oli üks punkt ülioluline, anna Marko mulle, et ma olen 32 aastat vana ja volikogu esimest täna ja ma võitlen selleks, et Viru-Nigula noorte volikogu saaks uuesti käima. Ma ütlen ausalt, üliraske ja ma pidingi minema noorte ette ja ütlema nendele ausalt. Mina olen vana 32-aastased, aga 60-aastane vallavanem on igivana. Meie ei saa teha nende noorte eest otsuseid, aga usute või ei usu, nad ei taha tulla kaasa, see on ülikeeruline neid täna kaasa saada. See on meie kõigi ühine ülesanne saada need noored kaasa. Nii, Aitüma, lõpetan selle küsimuse menetlemisega, aga soovitan debateerijatel kasutada nippi. Me kohe hakkame rääkima roheteemadest. On ju tulla, nagu ka telestuudios, erakonna esimesed tulevad vanade teemade juurde tagasi. Aga nüüd küsimused ja kiiruse peale ja täpsuse peale. Kas keegi on valmis vastama? Mis asi on rohepööre? Noh, kus nüüd vabatahtlikud jäid? Ja nii, rohepööre on see, millega inimesi ära hirmutatakse. Nii, kas kellelgi on veel definitsiooni? On miski, mida hetkel on väga keeruline teha. Kuidas ikkagi majandada ja elada säästlikult, nii et meil on tulevastele põlvedele ka midagi jätta. Et see hõlmab endas lihtsalt liiga palju, et ma võiksin pool tundi tegelikult rohepöördust rääkida. Ma ütlen, kuidas seda ühe eestikeelse sõnaga väljendada. Nii, ole hea, Valdo, jah. Küsiti definitsiooni, et üks osa sellest on ka siis taastuvatele energiaallikatele üleminek. Ja, Aitüma, lõpetan selle küsimuse menetlemise. Tegemist on siis majandusstrateegiaga. Aga nüüd järgmine küsimus on selline, majanduskasvustrateegia õigemini. Mis valdkonnast käib jutt, kui ma räägin ühtlase kasutuse alternatiivist? See on lihtne küsimus mõtteks. Mis valdkonnaga on tegemist? Ühtlase kasutuse alternatiivist räägin. Mis valdkonnaga on tegemist? Transport. Nii, kas tahab keegi saalist pakkuda?
õige vastus ei ole kõlanud. Õige vastus on kõlanud. Metsandus. Metsanduse arengukava on ju see dokument, mida on siin menetletud viimased 10 aastat, eks ole, ja kus väidetavalt on sees selline sõna nagu raiemaht 9–11 miljonit tihumeetrit. Päriselt sellist numbrit seal metsanduse arengukavas ei ole ja räägitaksegi ühtlase kasutuse alternatiivist, mis tähendab seda, et me igal aastal raiume 9–11 miljonit tihumeetrit metsa. Olgu see nüüd selge, aga nüüd on lihtsamad küsimused. Kõik teavad, mis on nimbi, aga ma võin vastata järgmisele küsimusele, mis asi on banaana? Mis asi? Banaana. Jah. Mis see tähendab? Valdo võib vastata. Build absolutely nothing, absolutely nowhere around. Nii, põhimõtteliselt oli tegemist õige vastusega. Ära kunagi ehita mitte midagi, mitte kusagil, mitte millegiga. Mitte kellegi lähedal. Ja mitte kellegi lähedal. Aga nüüd tuleb debatt. Ja Ainar, nii, sul see variant puudub, et sa saad öelda ei, sa oled saanud Eesti Vabariigi majanduse ja taristuministriks, mitte Kalev Kallemets Fermist. Miks peaks Läti peale tuumajaama ehitama? Ma tänan selle küsimuse eest, viibisin eile sellel konverentsil, ütlen ausalt ja otse, et peaks, sellepärast, et meil on sealt nii palju võite, aga oluline on see, et Eesti riik teeks seadusandluse valmis ja teadlased ütleksid, jah, see on mõistlik, see on vajalik. Miks on seda vaja? Täpselt selle asja pärast ongi vaja, et kui me vaatame täna KOV-i eelarvesse, me ei suuda teha esmatasandi lumetõrjet, meil on väga suured probleemid, me hakkame kooli sulgema, rahvamaasid sulgema, meil on vaja lisatulusid ja see tagaks meile stabiilse elektri hinna. Läti peale tuumajaama tegemisel võiks isegi Rakvere linn saada küttesooja. Siia on võimalik seda tuua, seal on väga palju plusse. Mina ütlen otse, et tegelikult kõige suurem probleem selle asja juures on see, isegi võib-olla ma ütlen aasta pärast, et ma olen vastu, aga meie riigi kõige suurem probleem on see, et me oleme eos vastu, mitte minu taga õue, küll on see hüdroelektrijaam, mis iganes me tahame teha, haavapuidu massitehas. Laseme uurida, las teadlased uurivad, mitte meie, mingid poliitikud, kes tegelikult ei ole pädevad. Marko on võib-olla metsanduses ja keskkonnas pädev, aga meie ei ole need inimesed, kes seda peavad ütlema täna. Laseme uurida, teeme eriplaneeringu ja siis riik ütleb, sorry, see ei tule Läti peale Kaidusse, see tuleb hoopis sinna Kaberneeme, väga lihtne. Aga ei saa olla kohe lihtsalt vastu. Käsi läheb arvesse, aga Madis Joosep, milline on sotside programmiline seisukoht tuumaenergeetika kasutuselevõtu küsimuses? Me tahame selle arengukava protokolli, mis sel aastal tuleb, selle tahame ära oodata, aruandlusprotokolli. Sotside puudub seisukoht programmis? Ei, programmis ta ei olegi, sellepärast, et me tahame selle protokolli ära oodata, sest me ei saa seisukorta võtta millelegi, millel puudub seletus. Ja siit kohast ma tahaks jätkata lihtsalt, kõigepealt ma näiteks ära eelmise küsimuse juures, et noorte volikogu Rakveres, ma tean, et selle vastu on nagu väga pingsalt võidelnud Isamaast Mihkel Juhkami, et ta mõtleb, et siis tahavad pensionärid ka endale volikogu ja need keskealised volikogu ja nii edasi. Nii et keskealiste volikogu muidugi meil on olemas, sellepärast, et meil... Sai midagi Mihkel Juhkami kohta teha. Ja siis teine asi, EKRE on nagu selles mõttes väga tore, et ühine loosung on päästame Eesti ja siis kaaslane tuleb, räägib Austraalia migratsiooniameti mingist seadusest ja kuidas seal on kehtestatud nagu noorte see, et Eestis on ikkagi 18–26 seaduses kirjas. Ja pensionitest tahtsin seda öelda, et mina arvan küll, et Eesti noorel on väga tähtis pension, sellepärast, et esiteks hoolitakse oma vanaesadest ja tahetakse ka ise kunagi pensionit saada ja väärikalt elada vanaduspõlves. Vaadake, kui hästi me oleme Läti pealt nagu edasi liikunud. Proovime hoida fookust sellepärast just, et meie muidu publikum ei jaksa. Sa oled mu lemmik, kui sa praegust tuumaenergeetikaga jätkad. Miks me peame uurima, me peame vähemalt uurima, tõsiselt analüüsima võimalust ehitada Eestisse tuumajaam, sest see on hoolimata kõikidest hirmu ja õuduse juttudest kõige puhtam ja suhteliselt väikese jalajäljega tootmise ajal energia tootmine. Jah, suur probleem tuleb jäätmetega lahenduste vaja järgmiseks 1000 aastaks. Kuna siin kolleeg laua vasakust servast mitut puhku võtab
minu erakonda reklaame, siis ma ütlen, ma ei tea, kas tõesti poliitilise programmi või valitsusprogrammi osa on nagu olla vastu kellelegi, et sellisel juhul mul on päris kahju tõesti. Nii, liigume edasi. Ma tahan väikse repliigi, et kiita esimest korda elus EKRE-t, et väga õige tulebki uurida, aga ütleme inimestele pigem seda, et ärge kartke Eesti asja pärast, mida ei ole ja mis alles Kanadas hakkab tekkima. Kartke pigem seda, mis Sosnovi booris on, mis on Tšernobõli tehnoloogiaga on ka ringi tehtud, et inimesed üldse ei adu, nad on lihtsalt põhimõtte pärast mingitele asjadele vastu, mitte minu tagahoovi, aitäh. Nii, aga nüüd... Triin, Keskerakonna seisukoht on lühidalt järgmine. Liikuda edasi uue põlvkonna tuumaenergeetika arendamise riikliku analüüsimisega, leidmaks selle juures parimad lahendused looduskeskkonna säilitamiseks ja laiema ühiskondliku kokkuleppe. Mis seal kokkuleppes peaks olema? No ilmselt ikkagi seesama, mis Ainar ka rääkis, et kõigepealt me peaksime inimestele ka selgitama, selgitustööd on juba tehtud, aga ikkagi need hirmud on päris suured, et võib-olla mingisugune generatsioon, võib-olla siin kuulajad ei tea nii täpselt, aga meil on selline Hiroshima hirm, eks ju, et oli esinumbrite debatt, siis toodi ka välja, et kui kaugel on Eestist või tuumajaamad, mis tegutsevad, eks ju, et paarisaja kilomeetri kaugusel ja me oleme niikuinii nendest mõjutatud. Ja mujal maailmas toimib elu väga turvaliselt nende tuumajaamad ümber, et lihtsalt kuna meil praegu puudub seadus, selle teemaga on alles alustatud, siis me kindlasti toetame seda, et tuleb edasi minna, sest alternatiivenergiaid on meil kindlasti tarvis ja kütet ja selles mõttes nagu tuule või päikseenergiat meil on keeruline, et päikest on meil ikkagi suhteliselt vähe võrreldes mõne lõunamaaga. Noored poliitikud võtavad siin repliike järjest ja lastakse nagu vahele rääkida. Mul eelmised lähevad ju meelest ära, et siin Birgitile tahtsin lisada, et kui ütlesin mina, et noori tuleb rohkem kuulata ja kaasata, siis tegelikkuses, et kaua kuulata või kaasata, siis ikkagi see tuleb nagu jälle omavalitsusjuhina päris palju üles. Et see on see põhjus, mis ma seda ka ütlesin, et mingil põhjusel noored ikkagi tunnevad, et seda ei ole piisavalt, et siis järelikult tuleb seda ka rohkem teha, et mul on hea meel, et olete saanud noori poliitikuid ja kandideerijaid, et loodame, et me kõik leiame neid rohkem, sest mulle tundub, et noored on natukese ära hirmutatud ikkagi. Aitäh! Omavahel ütlen, kandideerimine veel pole kedagi poliitikuks teinud, aga see on esimene samm, et selleks saada. Tarmo, sina kibelesid küsimuste järele. Eesti 200 lubab, ehitame rekordkiirusel üles roheenergia tootmisvõimsused, tuulepargid ja laseme võrku päikeseenergia. Planeeringute menetlused teeme 6 aasta asemel 6 kuuga. Teeme puhta energia tootmise kasutuse hüppeliseks suurendamiseks riikliku eriplaneeringu. Kuidas te selle 6 kuuni jõuate? Hakkame otsast pihta. Ja, aga mille te siis nagu ära jätate sellest planeerimise protsessist? Ega ma arvan, et midagi ei otseselt ära jätma, et küllap saab kõiki asju kiiremini teha. See häda on lihtsalt see, et ega miks meil täna ei ole rohelist energiat, ongi selles, et kõik on väga pikalt uuritud ja kuskil ei ole sellega jõutud. Et oma olemuselt, kui me räägime tuumajaamast ja tuulikutest ja päiksepaneelidest, siis see on seotud süsteem, et me ei saa nagu mõelda niimoodi, et teeme tuumajaama, sest samal ajal ei ole mõtet enam teha meretuuleparke. Paraku see nagu natukene nii on, et kuni on tuumajaama tegemise oht, kui seda nii võib öelda, siis ei ole investoritel väga valmis panustama jällegi tuuleparkidesse. Kui me vaatame nüüd, et mina kuna minu käest tuli küsitud, aga mõtlen, et minu arvates ei ole mõtet Eestisse tuumajaama teha. Küll aga ma arvan, et tuumaenergial ei ole midagi häda, aga miks ei ole siis mõtet teha? Et see ei ole nagu selles, et kas meil on mõni tuumajaam lähedal või kaugel, et häda on selles, et meil ei ole kompetentsi, meil ei ole mitte ühtegi eeldust, et Eestisse tuumajaama teha. Need on mitte ühtegi ei ole. Samas kui meie naabritel Soomes ja Rootsis on need 10 aastat kogemusi olemas ja kui me räägime ka leti peast, siis kas kaabel tuua Helsingist Tallinnasse või leti pealt Tallinnasse täpselt samamoodi 100 kilomeetrit pikk laias laastus. Et meil ei ole mõtet, Eesti on nii väike, et Eestis ei ole mõtet teha ka suuremat sorti autotööstust ega palju teisi uusi tööstusharusid siia tuua, sest meil lihtsalt ei ole inimesi, et kõik see ära majandada. Et see on tegelikult see põhjus. Aga kus meil on nagu tagasi alguse küsimuse juurde,
et kus meil on nagu eeldused. Küsimus oli muideks, et kuidas 6 aasta pealt 6 kuu peale saab. Ja, aga kus meil on eeldused, ongi, et madalrannikumeri on sisuliselt meie ressurss, mida me saame kasutada. Ja seal on väga pikalt juba kõike uuritud. Ja mõnes mõttes võib öelda, et 6 aasta pealt 6 kuu peale, see on natukene sama loosung, et 5 rikkama riigi juurde sisse saada, et võib-olla 6 kuuga ei saagi. Aga see on nagu selline mõtteküsimus, sellest peaks kindlasti palustama ja kui see juhtub nagu 7 kuuga või ka 8 või 9 kuuga, et siis sellest ei ole hullu. See punkti mõte on see, et seda peab oluliselt kiirendama nii palju, kui see on võimalik. Aitüma. Nii, Madis Joosep ja siis Ainar ja läheme edasi. Jah, et ma loodan tõesti, et Eesti 200 nendel tuumajaama läbirääkimistel ei osale, sellepärast pärast muidu veendatakse ümber ja tahavad teha 15 aasta tasemel 7,5 või hoidku jumal 2,5. Et tuumajaama kõige tähtsam asi, mis meil hetkel on see, et inimestele ei teadvusta seda ohutust ja kõike seda ei selgita neile teadlased, vaid teevad seda siis ärimehed, kes saavad vahetut kasu sellest tuumajaama ehitusest. Ja see ongi kõige tähtsam. Me peame saama teadlased, kes suudavad Eesti inimesele selgitada täpselt need ohud, riskid, kõik, mis tuumajaamaga seotud on, ilusti selgeks teha. Aitäh! Et tubli Madis Joosep, et Tarmo tuleb tuumaenergeetikast praegu kõrval hoida, et tal on nii palju faktivigu ja teadmatust seal tegelikult, kui ma ütlen, et sellest võime pikalt rääkida, aga kõigile selgeks ütlemiseks, et enne 2035 ei tule Eestisse mingit tuumajaamad, see ei ole tehniliselt võimalik. Ja siinkohal Marko Pomerants, 4-kordne Riigikogu liige, mida te tegite need pikad aastad? 2030 oli teada, et põlevkivist tuleb loobuda. Tegelikult täna 10 aastat pole tehtud ühtegi tuuleparki, see on puhast nende poliitikute, kes istuvad seal mitmeid kordasid, nendele tuleks 2 korraga keelt peale panna vahetus. Et see ei ole normaalne. Tegelikult meil on riiklikud investeeringud tegemata. Me lihtsalt tegelikult täna need mehed, kes seal on pikalt olnud, vastutavad selle eest, et me oleme sellises energiakriisis. Ei päästa see tuumajaam täna. Meil on küsimus, kuidas me täna hakkama saame. Aitüma. Tõstke palun käsi, kes on täna tegelenud sellega, et Lääne-Virumaale tekiks rohkem taastuvenergeetikat. Väga lühike nimekiri, ma vaatan. Nii, liigume edasi. Birgit, parempoolsetel on arusaam, taastuvenergiavõimsuste rajamiseks ei ole vaja mitte jagada rahalisi toetusi, vaid lõpetada otsustamatus ehituslubade väljastamisel. Kuidas te seda mõtlete saavutada ja kes üldse Eestis väljastavad ehituslube? Töötab, väga hea. Ehituslube väljastavad kohalikud omavalitsused, aga ma räägin enda kogemusest. Olen oma maja omanik ja plaanisime ka siin eelmine suvi, mõtlesime, et tegelikult on ju hea mõte paneelid maja katusele panna ja ise elektrit tootma hakata. Lihtne, panin ennast, loomulikult tahad ju kurssi viia, absoluutselt midagi ei teadnud enne päikeseenergiast, teadsin, et jube hea roheline asi, aga mis see tegelikult protsess endast kujutab, ei teadnud. Mis sa siis targa inimesena teed, otsid abi. Liitusin Facebookis päikeseenergia grupiga ja midagi üle seal veel. Ja minul õnneks nii ei läinud, aga 100 või vähemalt mitukümmend inimest kirjutas sinna iga päev, et teate, tegin taotluse Elektrilevile ja hopsti sain seal miljonilise nagu arve, et kui mina tahan elektrit toota ja võrku tagasi müüa, siis selle süsteemi väljaehitamiseks läheb 1 000 000 eurot pluss mõni see 6 miljonilise. Mul õnneks nii halvasti läinud on ja mina sain ainult 600 eurose. Et tegelikult täna ei päästa see, kui me anname kõigile toetusi, vaid me peame tegelema juurprobleemiga. Miks me võrk on täna sellises seisus, miks sellega ei ole tegeletud, et siin on tegelikult palju suuremad probleemid peidus. Vaadake, kui kaugel saab minna jälle aruteluga ja nii-öelda mõtisklemisega, mis see programmis kõik oli ja mis sellega peale hakata ja kuidas seda käsitleda. Aga õnnelik võimalus kõigil vastata küsimusele. Ja võib-olla te teate kõik vastust ka. Millal te viimati toitu raiskasite ja miks, Madis Joosep? Eile. Ma olen selles mõttes, ma ei söö hästi paljusid asju ja kuna eile oli suhteliselt pikk päev, siis ma võtsin väljast toidu, aga ma unustasin ära, et öelda, et ärge palun pange salati sisse sibulat.
ja kuna ma sibulati söös vist pidin selle, ja mul peres üldse keegi ei söö, ei elukaaslane ega laps, siis ma pidin kahjuks selle ära viskama. Nii, läheme edasi. No jah, ilmselt umbes nädal tagasi, et sai natuke liiga palju tehtud ja jäi seisma, keegi ei soovinud enam 4. korda süüa sama asja. Mina söön alati kõik korralikult ära. Väga tubli. Mina ka. Ma hoolitsen selle eest, et ma söön teiste toidu ka ära, sest minu armas vanaema on mulle eluaeg õpetanud, et toitu ei tohi ära visata. Minu vanaema, esimese maailmasõjal sündinud ja teise üle elanud, ütles ka need sõnad, mis minul on meeles, kes toitu narrib, see nälga näeb, mina söön alati taldriku ilusti tühjaks. Ja laste omad ka, kui nad järgi jätavad. Tuul. Äkki nädal aegu tagasi sattus see sama kapsahautist 4 korda, keegi enam ei suutnud süüa, lihtsalt ei mahtud. Ma nüüd teate, kellele saata? Saatke Valdole oma kapsahautist. Ei lähe midagi raisku. Minu laps on mind nii hästi treeninud, et ma võin ära süüa küll. Väga hea. Ma teen nüüd ilmselt värske poliitikule kohasele vea ja ütlen, et täna hommikul mul on väiksed lapsed ja ma veel ei ole saanud seda tunnet kätte, palju ma endale pean vähem tõstma, et pärast nende jäägid jaksaksin ära süüa. Pean tunnistama, et ka vaid mõned päevad tagasi, et kuna mu elu ja logistika on natuke Lääne- ja Ida-Virumaa vahel, et siis vahel juhtub, et teed midagi ja siis pead ära lendamise tööseks siia ja lähed sinna ja siis käisin hambaarstile ja siis ei saanud süüa ja nii juhtus. Ja Valdo saab nüüd veel sekkuda ja siis Triile veel. Tekstialune märkus, et kuna lapsed on +20 mul kõik, siis ma enam ei söö nende eest. Aitüma, aga valmis üks selline idee, mida koolis saaks ka kestlikkuse mõttes kasutada, kui kellelgi on kodus 4 päeva vana makaroni vorm ja kellelgi on 4 päeva vana kapsarullid, vahetage, saate vähemasti vahetust. Nii, aga läheme, heidame pilgu metsanduse teemale. Tuula, kuidas rohelised kavatsevad järgnevat lubadust täita? Piirame lähiaastatel summaarse raiemahu Eesti metsadest 5 miljoni tihumeetriga aastas, et kompenseerida viimasel 10 aastal toimunud üleraiet. Keelame ära. Nii. Raiemahud. Ja eelduseks on siis mitu kohta Riigikogus järgmises? Teavad, sellega on hea küsimus. Põhimõtteliselt piisab ka 2-3 kohast. Kui ülejäänud on vait? Ei. Vaata, see on see mitmekesisuse koht. Kui on ainult 1 või 2 või 3 erakonda, kes suurel määral otsuseid teevad, siis lähevadki nad kuidagi 1, 2, 3 kohta viltu. Ehk et selles mõttes, et kui oleks juba 8 erakonda esindatud, siis juba tekib see väärtuste otsimise koht oluliselt rohkem, et sa pead leidma need inimesed, kes väärtustavad sammu teemasid sinuga. Nii, unistada pole kahjulik, ütlevad ka venelased. Aga Ainar, avatud ja korrastamata kaevandusalad ja jääksood on koormaks keskkonnale ja tuleb taastada. Miks? See on otse öeldes ju teatud piirkonnale näkku sülitamine, et meie riik on saanud väga palju väärtust ja energiat ühest piirkonnast, siis tuleb see tagasi anda ja täna seda antakse ka, et mitmes valdkonnas me ju tunneme täna, kuidas Ida-Virumaa saab meeletult tagasi. Aga miks jääksoo peaks taastama? Mis see point on? Oota, jääksoo? Jah, miks peaks seda taastama? Ma sain valesti aru, vabandust, ma mõtlesin pigem aheraine vägesid, et kui sa räägid tudusoo taastamisest. Ma võin võtta mis tahes soo taastamisest. Siis ma arvan, see ei ole mõistlik, sest seal ei saa tudumaratoni enam teha. Tegemist on täiesti hästi... Nii, Tuula harib sind 20 sekundi jooksul ja lähme uue teema juurde. Elurikkus on see looduses tasakaal, mida on meil vaja. Tudusood sa võid taastada nii palju kui tahad, kui RMK sealt ümberringi kõik lagedaks raiub, siis pole tõesti mõtet. Seda tuleb kuidagi laiemalt vaadata. Õige vastus on selleks, et seal varem eksisteerinud elurikkust taastada. Aga läheme nüüd edasi. Ja, Sigrid, mida peaks riik tegema, et rohkem puidu väärindamisega seotud lisaväärtustest jääks Eestisse? Sa võid Valdole delegeerida. Ma proovin natuke ise mõelda, aga ma liiga aeglaseks jään, eks ma siis pean andma.
et see ei ole kahjuks see 3-tunnine riigieksam, kus ma päriselt saan ise mõelda ja paberi peale kirjutada. Et ja Valdol on rohkem debateerimise kogemust kindlasti. See on seotud siis majanduskeskkonna nagu soodsamaks muutmisega ja selleks, et puidutööstuse... Et lisaväärtus tekiks rohkem siin, mitte viidaks laevaga välja. No, lihtsalt ümarvalgi. see on keeruline, aga ma arvan, et mida saab teha ettevõtluse majandus ei ole minu kõige tugevam külg, aga kindlasti on täna probleem olnud see, et liiga palju viiakse välja ja samas ka meie impordimahud on siis selle võrra suuremad. Me peame nagu, kindlasti on olemas targad inimesed, kes mõtlevad välja, et kuidas soodustada siis selle puidu toodangule siinse ütleme siis kasutuse Aitüma. Võimaluse leidmist. Ma kiidan sind, miks ma sind kiidan? Sellepärast, et sa hakkasid teema üle mõtlema, on ju. Sa ei püüdnud kuhugi ära minna, aga nüüd saame 3 õiget või varianti. Üks lause, jah. Nii, üks lause igat tööd. Valdo, siis Tuula. See tuleb pikk lause. Nii, aga peab olema... Alustaks kõigepealt sellest, et puidutöötamine, puidutööstus ja ma ei räägi nüüd, ütleme, sellest kõige lihtsamast saeveskist ja nii edasi. Räägime, eks ole, Estonian Cellist, see on väga energiamahukas, et kõigepealt võiks lõpetada ettevõtja kägistamise energiahindadega. Teiseks, teadus, innovatsioon, puidust ei saa teha ainult tooli, tabureti ja lõikelauda, et hakkame tegema riideid, hakkame tegema veel innovatiivsemaid ehitusmaterjale ja selleks muidugi investeerime teaduses. Nii, Tuula. Puidu väärindamine on puidu tegemine rahaks. See on täiesti absoluutselt mõttetu tegevus. Puidu väärtustamine on see, kus me saame selle nii-öelda päris väärtuse kätte. Me ei saa seda kõike maha müüa, sest nii ei saa lihtsalt. Aitüma, aga mis sellega teha, mis 5 miljonit me ikkagi raiame teie lahkel loal? See ongi see väärtus. Sa valid kõigepealt selle puidu, mida sa raiud. Mitte ei ole see, et lähen harvesteriga metsa, tõmban kõik lagedaks ja siis pärast hakkan vaatama, kes kuhu mida saab, vaid sa lähed juba metsa selle teadmisega, et mul on selle jaoks vaja. Selge, Aitüma, teema on meil kliima. Madis Joosep, sulle tuleb küsimus. Miks peaks Estonia juurdeehituse tegema puidust? Sellepärast, et puiduga, siis me loomegi seda lisandväärtust esiteks puidule ja Eesti puidust tuleb seda siis teha. Mitte me paneme palgid Kundast laeva peale ja siis Paldiskist võtame jälle tagasi. Nii, Aitüma, sa veel vähem lähedale jõudnud, küll ütleme. Sellepärast, et meil on Eestis nii kõva pädevus nagu näiteks Arkud ja ettevõtted, kes teevad Soomes 7-kordsed ja juba kõrgemad puidust maju. Nii, õige vastus ei ole veel kõlanud. Kliimatemaatika. Puitmajad seovad CO2. Süsinikku on mõistlik siduda ehitustes pikaajaliselt. Ise küsimus on see, kas seda mõistlik muidugi seal Estonia juurde ehituse juures viljeleda. Triin, Keskerakond peab vajalikuks töötada välja kliimaseadus. Mis seal seaduses siis peaks olema? No, mina ei ole seadustes ka kõige tugevam, et neid teha, et selline juriidiline taust mul puudub. See on nagu laulupeo seadus sina arvates. Ja, et seal peab olema kirjas ikkagi üldsätted, kuidas siis... Miks meil on seda siis vaja? Võib-olla. Et mitte liiga detailidesse. Kliimaseadus, miks meil on vaja? Selleks, et kokku leppida, ma arvan, et kui me nagu seadused on meil selleks, et mitte ainult asju võib-olla päris nagu üle reguleerida, nagu ennem oli juttu, aga meil võib-olla on raske kokku leppida mingites asjades, et tuleb ennem läbi vaielda ja seadus aitab meil siis asju tegelikult paremini ka reguleerida, et need ei ole välja mõeldud ainult nagu takistusteks, et seadus tuleb nagu pigem nagu appi. Aitüma, Valdo, kas meil on ikka vaja seda kliimaseadust? Ei ole üldse kindel ausalt öeldes, et jällegi vaatame muud valdkonda reguleerivad seadused üle, äkki seal on juba kõik see raamistik olemas. Aitüma, Tuula! Kliimatemaatika lihtsalt peab olema miski,
mis käib meie igapäevaeluga kogu aeg kaasas. Me ei saa seda enam jätta kuhugi kellegi mingi kliimateadlase või roheliste nagu pärusmaaks, sest et see kliimaküsimus on oluline ja mina ise näiteks sain kliimaküsimuse olulisusest või sellest katastroofi äärest aru pedagoogilise ökoloogia loengutes, kui meile Mihkel Kangur ütles, et aga dinosaurused ei surnud välja 1 päevaga, mis oli minu jaoks täiesti tuduv. Ma mõtlesin, et nad ju olid dinosaurused, tuli mingi meteoriit, nad surid välja, see maailma lõpp, elu välja suremine, see on mingi asi, mis käib nõkake, aga see, et ta käis aastaid, sadu, ehk et me oleme oma väljasuremise kursil. Selle kirjutate pärast seletuskirja selle eelnõule. Nii. Kliimaseadust on selle jaoks, et luua ettenähtavus energeetikas ja tasakaal loodushoiuga. Väga lihtne. Aitüma. Ja nüüd hoopis teine valdkond. Meil on väärtuspõhine värk, aga Tarmo, Eesti 200 pakub minu jaoks jumala huvitavat asja. Vähendame parandamise remontimise ettevõtete maksukoormust 5%-le, et vähendada tarbimist ja soodustada taaskasutust. Nii, et millistel kaupadel siis võiks olla siuke... Küsiks alguses üle veel pasti saanud aru. Et teie toetate 5%-list käibemaksumäära remontimisteenustele, et mis teenused need võiks olla ja mis meil sealt siis on tulemas? Ja mis siis täna on 5%-se käibemaksumääraga maksustatud? Täna ilmselt ei ole midagi, ma arvan, et see on jällegi selline suunda näitav punkt, et ega kuidagi peab soodustama seda, et asju ei visata ära, vaid neid parandatakse. See on nagu selle punkti mõte. Et sa pead selle punkti kuidagi ära määratlema ja et mis on oluline? Oluline on see, et asju ei viska ära ja ei osta uusi, vaid sa remondid olemasolevaid asju ja kasutad neid edasi. See on selle punkti mõte. Aitüma. Aga lihtsalt õige vastus, mis puudutab 5%-list käibemaksumäär on see, et ajakirjandus välja arvatud pornograafia on esialgu. Isegi raavimine on 9%-ga maksustatud. Nii. Võimalus saalist küsida. Just, et veidi aktiviseerida meie kuulajaid, siis kas kellelgi on vahepeal tekkinud mõni küsimus, mõni kommentaar, mõni mõte omalt poolt? Jaa, palun. Ennist oli üsna palju juttu erinevatel teemadel, et võikski saada toetust siia, võikski saada toetust tänna, aga kus see toetus võtta? Kui võtta praegu, siis majanduslikult ei ole kõige paremad hetkel jälg. Nii, kust tuleb raha või kust saab raha seina sisse on siis vastus? Lähme järjest sealt, Ainar. Tunnistan ausalt, et kõik valimisplatvormid on nii õhku täis ja see on täiesti mõttetu lubamine, et ma üldse ei toeta tegelikult sellist asja, et kes paneb 3, kes paneb 3,2 SKP, EKRE paneb 4 põhimõtteliselt kaitsekuludesse, see on tegelikult ebareaalne, et me võiks asjadest rääkida, et sinu küsimus on väga õige. Tegelikult me oleme 25 aastat ehitanud 4-realist või 2-realist teed, me ei suuda selliseid elementaarseid asju ära teha, et alustaks sealt tegelikult. Nii, Birgit rapultas pead. Parandan sind, tegelikult kõik programmid ei ole seda õhku täis. Reformierakonna programm on, Keskerakonna programm on ja siin teised ka. Aga parempoolsete programmist ei leia seda, et ma ei tea, tõstame lastetoetused sinna 1000 euroni või maksame mingit kodulaene kinni või pensionäridele, kes suudab ainult rohkem pakkuda. No miks meie nende valimiste põhisõnum on mõistuse hääl, et just see sama, et kus see raha tuleb? Meil on kõige alus on see, et meie inimesed teeniksid ju väärilist palka, me ei taha ju, et meie inimesed oleksid need, kes nad peavad lootma poliitikute toetustele, et normaalselt ära elada. Milleks? Meil on ju tugev majandus, eeldab seda, et tugeva majanduse tulemus on see, et kõik teenivad endale väärilist palka ja me ei pea elama toetust. Aitüma, tuleme siia otsa, Madis Joosep ja Triin, ole hea. Et vastan siis nii, et mis puudutab toetusi, siis toetused on erinevad. Et omavalitsustasandil on see täitsa normaalne ja kõik neid pakuvad ja inimesed neid ka vajavad. Riik on selleks omavalitsuste raha ette näinud ja omavalitsustel on ka eraldi oma toetused. Aga kui me räägime nagu suurematest numbritest, siis muidugi riigieelarve ei ole kummist. Ja meie maksusüsteem on Keskerakonna arvates see, mis vajab kindlasti tõsist debatti ja kus on vaja muutusi. Nii et me peame seda raha lihtsalt ümber jagama nii nagu peres. Kui on sissetulek, siis me teeme teatud otsused, kuhu me seda paigutame, seda tuleb teha targalt. Aitüma, Madis Joosep ja siis... Ja kõigepealt tahaksin kommenteerida, et
mingi maksu langetamine ei aita hindasid madalamaks tuua, et selles mõttes me võime käibemaksu tuua kas või nulli, ikka jääb hind täpselt samasse kohta, sellepärast et nõudlus on praegult juba olemas. Mis aitab? Aitab see, et näiteks kehtestada astmeline tulumaks. Ja astmelise tulumaksuga jääb madalamat palka teenijatel rohkem raha kätte ja me saame tegelikult selle raha saame kätte näiteks käibemaksust, sellepärast et käibemaksu laekumine suureneb. Ja siis toetuste juures, et sihitud toetused, need on tähtsad. Me peame sihitud toetuseid jagama, mitte nii, et me lihtsalt toetame kõiki, absoluutselt kõiki. Sellist parepoolset juttu on rõõm kuulata. Täiesti vale. Vabandust, Sigrid oli järjekorras. Sigrid? Ja, mina proovin hästi lühidalt neiu küsimusele vastata. On 2 varianti. Kas raha võetakse millegi muu arvelt või võetakse laenu? Ja see kumb variant valitakse, sõltub sellest, milline saab olema koalitsioon. Sest Eestis on ainult, Eestis ei olegi olnud ühe partei võimu. Nii et saab huvitav olema. Aitäh, lõpetame selle küsimuse menetlemise. Kas keegi soovib veel saalist? Liigume edasi. Nii, Mihkel Kangur soovib. Mihkel Kangur, valija Tallinnast. Selline küsimus, et haakub natukene eelmisega. Kõik valimisprogrammid on õhku täis ja praegu enne valimisi kõik räägivad, mida nad kõik kavatsevad teha, aga siis ühel hetkel olete te koalitsiooni moodustamas, istute laua taga ja hakkate kokku leppima, milliseid lubadusi te ei kavatse üldse ellu viia. Kus kohas on need punased jooned, mis te tõmbate, mis te ütlete, et sellest asjast teie oma programmis ei loobu? Nii, Triin. Hea küsimus, aga kahjuks ilmselt kõik, kes siin on, ei lähe läbirääkimistele. Et meie ei saa seal laua taga olla ja me kindlasti ei saa teha seda otsust, et millest me ei loobu, sellepärast oleks väga vale siin üldse midagi praegu öelda. Et, noh... Triinul ei ole juhist antud. Nii, aga Madis, Joosep. Sul on juhist? Mul juhist ei ole, aga ma võin öelda, millest mina isiklikult ei loobu ja see on astmeline tulumaks. Nii, Ainar. Erakordne üksmeel on Eestil täna julgeoleku küsimuses, et kõik pakuvad protsenti üle, aga tänases olukorras on kindlasti julgeolek see, kus ei saa enam tagasi anda. Valdo? Jällegi, minul ka ei ole instruktsiooni ega seda kõrvaklappi kõrvas, kus mulle sositakse Martin Helme, aga jällegi puhtalt selle pealt, mis minul endal on olulisem, et ikkagi eesti keele ruumi kaitse. Aitäh. Nägin sealt taga kätt, olge hea. Ma nüüd lähen teemast natuke kõrvale, aga siia enne esitab aitäh. Et üks hästi selline viimastel nädalatel päevakorda tulnud teema on siis paratamatult kiirabidega seotud järjekorrad ja see on inspireerinud hästi paljude erakondade siis valimislubadustes sellist teemat nagu valvekliinik. Et samas on niigi tohutu puudus meditsiinipersonalist, et kuidas siis viia see nii-öelda ellu olukorras, kus praegu ongi tohutu tegelikult ju personalipuudus tervishoiusektoris. Triin, ole hea. Aitäh, et mina võib-olla sedasi servapidi olin meditsiinisektoris oma eelmises elus enne poliitiku karjääri ja väga muidugi erinevate elualade inimesed on südames austatud, aga meditsiini pärast ikka siiamaani ka valutan südant. Et ma arvan, et siin on täpselt seesama, et me peame loomulikult, nagu parempoolsed ütlevad, kõik teenima võrratut palka ja meie peaksimegi meditsiini rohkem ikkagi raha suunama, mis tähendab jällegi seda ümberjagamist. Et neid ravijärjekordasid ei ole võimalik muidu vähendada, kui me ei soodusta seda, et meil olekski valdkonna spetsialiste rohkem, et nad saaksid väärilist tasu ja kindlasti on oluline see, et ega meil on väga hea Rakvere haigla, mida kohalikud omavalitsused siin arendavad ja aitavad elus hoida,
aga väga kahju on sellest, et Tallinna haigla ehitus ei tulnud, sest regionaalhaiglad toetavad väga just maapiirkondi, et see on kindlasti väga oluline, nii et ma usun, et see selline meditsiini toetamine on tähtis. Nii, Madis Joosep ja Tuula. Jaa, et kindlasti on vajalik see erasektori vähendamine, et me näeme seda, et arstid on koondunud erasektorisse ja siis avalikus sektoris, kus nad peaksid nagu rohkem andma, neil ei ole seda motivatsiooni, sest erasektoris tuleb inimene, maksab neile, saab natukene rohkem küsida, kui ta seal avalikus sektoris haiglas saab ja seal on see probleem, et seda peab lahendama. Nii, võtame veel 2 vastuse võimalust ja siis 1 küsimuse saalist veel. See teema tõusis üles tõenäoliselt selle EMO järjekordadega. Ehk et siin on ka tõenäoliselt see vahe sees, et on see esmatasandi arstiabi, mis tegelikult ei ole kättesaadav, et inimesed pigem lähevad EMO-sse, sest et olgu, ma ootan seal 6 tundi, aga ma saan sealt ikkagi mingid vastused, on ju, et me võib-olla oleks ka õige elupäästva esmaabi mõttes triaaži käigus saatagi inimesed ära koju ja öelda, et siin on perearsti teema, on ju. Aitäh! Nii, Sigrid? Et selle väga konkreetse teema, see EMO teema, seal ütlevad asjatundjad ise, et perearsti teenuse kättesaadavuse parandamine aitaks siis EMO-de suurt koormust vähendada, aga see on üks väike rakuke kogu selles probleemis. Parempoolse maailmavaate esindajana ma ütleks, et kui me Madis vastukaaluks, või natuke põhjendades ka, et miks lähevad arstid tegelikult erasektorisse, sellepärast, et seal on paremad palgad, kui me toome need tagasi avaliku, ütleme siis riigi rahakoti peale, siis tähendab seda, et sinna peab veel rohkem raha suunama. Meie rahvastik vananeb, mis tähendab seda, et nii sinna tuleb rohkem raha suunata, sest et need inimesed, nende inimeste hulk, ehk siis teie hulk, meie hulk, veel nooremate hulk ainult väheneb ja samas on raha vaja juurde. Ja tegelikult siis mina oma teadliku elu jooksul olen kogu aeg oodanud huviga seda hetke, et millal me peame, ütleme põhimõtteliselt, millal Eestis lõpeb siis tasuta ravi. Et see on karm teema, aga kas ühel hetkel me tuleb peeglisse vaadata ja ühiskondlikult ka nagu kokkuleppe teha, et kas me tegelikult riik suudab kõik kinni maksta? Aitäh, Birgit! Mul on hullult hea meel, et nüüd on maailmavaateliseks läinud, et täpselt Sigridiga nõus, et risti vastupidi, nagu Madis arvab, me ei pea mitte ettevõtlusele piiranguid looma selles küsimuses, vaid riik peab väga tugevalt eraettevõtjatega koostööd tegema. Ja täpselt sama, nagu Sigrid ütles, et täna me ei pääse enam sellest, et mingid radikaalsed muudatused Eesti tervishoiusüsteemis tuleb teha. On see siis suurem isiklik panus, see on tulevaste debattide teema. Aitüma, ja nüüd tuleb veel saalist üks küsimus. Viimane. Ja siis meil on uus teema. Väga lihtne küsimus. Miks teie? Aga kes siis veel, kui mitte meie noored? Kes siis? Ma enne ütlesin. Aitäh. Hoiame jätepot, nii. Kindlasti mina sellepärast, et olen kohalik inimene ja kindlasti seisan mitte ainult Rakvere eest, vaid kogu regiooni eest julgelt. Aitäh. Kogemus Eestist, kogemus välismaalt ja kui sa ei tegele poliitikaga tegeleb poliitika sinuga. Aitäh. Ja Eesti on üks, ma ei tõmbaks siin üldse mingid jooni. Aitüma. Tuula. Ja mina kandideerin sellepärast, et isiklikult olen tõeliselt vaimustuses meie erakonna kaasjuhist Johanna-Maria Tõugust. 24-aastane noor ja ma tahan väga näha, et ta õnnestuks. Aitäh, Birgit. Sellepärast, et on aeg, et mõistuse hääl tuleks Toompeale, et meil ei oleks enam piinlik vaadata, mis seal toimub, vaid heas mõttes võiks isegi igav olla jälle. Nii, Sigrid. Kuigi ma enne ei suutnud kõigile vähemalt ühele Marko küsimusele vastata, siis käsi südamel. Kui mina lähen Riigikokku, siis mina olen valmis võtma selle vastutuse, et ennast nende teemadega kurssi viia,
kus komisjonis valdkonnas oma häält eriti just noorte eest kõlama panna. Ja selleks, nagu ma juba harjunud olen, väikeste laste kõrvalt ka unetuid öid veetma. Aitäh! Madis Joosep. Jaa, ma olen praegult kõige noorem siit, võiks öelda pesamuna, kindlasti sellepärast, aga ma arvan, et noortel on potentsiaali, et neid otsuseid vastu võtta vastutus ja me oskame kastist välja mõelda. Ja kui valite noori, siis mina töötan selle nimel terve selle 4 aastat, et järgmisel 4 aasta pärast Riigikogu valimistel oleks vähemalt 2 korda rohkem kohti nimekirjades noortele. Tarmo. No, mina siin vana inimesena võin kinnitada, et minuni on jõudnud aru saama, et ma oleks selleks Riigikogus olemiseks valmis, et ma olen välja mõelnud omad asjad, et mis minu arvast on halvasti ja mida saaks paremini teha ja ma vähemalt mõttes ma prooviks, et tas saab siis hakkama. Nii, aga nüüd läheme järgmise tuuri juurde ja Ainarist alustame, et tuli direktiiv otse haridusministeeriumist, et mingisugust erakonna sümboolika jagamist kooli territooriumil ei ole, seetõttu teid pärast sundpolitiseeritakse siin pargis, aga kuna tegemist on sellise kooliasutusega, kus kestlikkus ja keskkonnateemad on väga tähtsad, siis siit tuleb küsimus just sellest vaatevinklist vaadates, miks on see suveniride valik teil just täpselt selline, nagu ta on. Ja igal ühel on paarkümmend sekundit aega siis põhjendada oma valikut. Ainar läks. Mina võtsin kaasa ainult pastakad, ütlen ausalt, tellisin bambusest taaskasutatud pastakad, aga nendel oleks nädal läinud, aga mul oli vaja päevaga. Aitäh! Meilt ei leia ei jääkaabitseid, parkimiskellasid, kondoome või mis iganes jagatakse, et meil on hästi lihtne. Väike komm näppu, et saaks tänaval inimest kõnetada ja pildiga väike visiitkaart ka. Tuula? Mina tulin ise kohale. Aitäh. Nii, Valdo? Roheline mõtteviis. Pastakas, helkur on vajalik. Ootud. Ma näidata tohib seda. Ja võid ikka. See tohi jagada seda praegu õues, anna kõigile. See on postkaart, aga kuna ma olen nii tundmatu inimene ja veel Tallinnast, siis siin on rõhuasetus minu pildil, nimel, mis on siis suurte tähtedega ja kindlasti on ka see, et ma olen Haljala valla elanik, et inimesed ikka teaksid. Ja kuna ma olen nii tundmatu, siis teisel küljel on natuke rohkem juttu tavapärasest, et just nimelt avada seda, et mille nimel siis mina seisan Riigikogu valimiste kandidaadina. Aitäh! Tarmo? Ja me oleme väga üritanud sellest nändist loobuda, ega see väga hästi välja ei tule, et aga omonest meil on helkur ja üks komm. Aitäh! Triin? Et minul on selline harilik ja siis on numbri ja pildiga taskukalender, mis juhib tähelepanu valimispäevale, et püüan ka ise olla rohkem enda reklaamiks ja rääkida, mille eest ma seisan, kui keegi selle vastu rohkem huvid tunneb kohtumisel, nii et seetõttu ei ole sellel aastal sellist pikka põhjalikku voldikut ja... Aitäh! Ja mul on pastakas, et erinevalt harilikust siis saab seda sisemust vahetada, et kest peab päris kaua vastu. Ja teiseks on järjehoidja ja järjehoidjal ei ole taga mitte valimisloosungid ja muud asjad, vaid üks väga kena ja ilusa mõttega luuletus August Sangalt ja väga hea raamatu vahele luuletust lugeda. Aitüma, ma annan lihtsalt ühe nõuande. Siin on üks tundmatuks jääda sooviva erakonna valimis otsepostitus, mis tuli minu kodusesse postkasti. Igal juhul, kui te paberi peal midagi saadate, kirjutage ka sinna peale midagi, sest see saatelinnas on jule kallis. Nii, aga lõppu, sest me oleme tõesti lõpetamas oma päris pikka kohtumist. Nagu alguses sai välja lubatud, siis kõikidel debateerijatel on nüüd võimalus küsida üks küsimus, kui on soovi Marko Pomerantsilt.
No mul oli see küsimus ennem valmis, aga ma unustasin ära, eks, et ma pean midagi muud välja mõtlema, aga äkki sa siis palun ütleksid sinu sellise pika poliitikukarjääri ministriks oleku ajal, et selline highlight ja ehk siis õnnehetk, mis on sind ennast kõige rohkem võib-olla liigutanud, mis on sulle kõige tähtsam ja midagi, mis on nagu täiesti metsa läinud. Aitüma. Siin on minu käsi ÜRO-s siis Pariisi kliimaleppe alla kirjutamisel. Ja miks see on tähtis, et oli selline ajalooline hetk, eks ole, minu käsi, aga mind tegelikult ka huvitab, et kuhu me siis päriselt aastaks 2050 välja jõuame. Aga kui võtta see, mis on nagu ebaõnnestunud, siis pigem on need sellised asjad, mida sul ei lasta teha, sellepärast et kõige rohkem häda on alati omadega, mitte ametliku opositsiooni. Jah, palun, Aidar. Marko, me teame sind kui tulist spordifänni ja luulemeest, et teame, et sa oled aastaid luulet sahtlisse kirjutanud, et millal siis, ma loodan, ma ei eksi, esimene luulekogu tuleb? See on ilmunud juba umbes 15 aastat tagasi, kui Virumaa Teataja Raipe kalender ennustas, et mingisugusel novembrikuu päeval ilmub minu luulekodu ja ma tegin selle veebiversioonis. Aapo Ilves oli kohal, Arne Mäe, väga meeleolukas sündmus oli ja kunagi oli meil kuulus kondiiter Juku tegi suurepärase tordi. Vastasid ainult poolele minu küsimusest. Et kas mul midagi on väga metsaline, ma ütlesin, et tegelikult ei ole, et pigem on häda selles, et neid pole lastud ära teha neid kõiki asju. Sigrid. Ma lähtun auditooriumist ja kiidan neid vapraid, kes siiani ja minul on küll väga raske istuda järjest nii pikalt. Aga Marko, ole hea, ütle, võib-olla selles auditooriumis on täiesti potentsiaalselt tulevikus Riigikokku kandideerijad. Ütle üks põhjus, miks kandideerida Riigikokku ja üks põhjus, miks kindlasti mitte kandideerida Riigikokku. Miks kandideerida, kui huvi on ühiskonna vastu ja tegelikult ka sa ei ole rahu sellega, mis ümber toimub, siis selle asemel, et vinguda, tuleks ise minna ja maailma paremaks muuta, et ega paremat asja ei olegi. Ollari Taal, kes lõpuks oli Riigikogus minu pinginaaber, üks Eesti ettevõtja, sellega ikkagi minu suutis lõpuks nii-öelda kaasa saada ja murda, et kuule, et sa oled siin vingunud küll Lääne-Viru maavanemana, et tule ja muuda maailma paremaks, läksin. Aga ma arvan, et ühtegi head põhjust ei ole. Kui teid poliitika absoluutselt ei huvita, siis ei ole mõtet ikkagi minna seda näitama ka sinna toota. Küsin siis, et kui ei oleks mis iganes põhjusel võimalik olla enam koduerakonnas, siis millise erakonna kasuks sa otsustaksid? Minul on alati võimalik olla koduerakonnas ja ma ei näe siin nagu mingi probleemi. Ma olen olnud 3 koduerakonnas ja see on kõik sama koduerakond. Respublikas 2003 ma olen üks väheseid inimesi, kui mitte ainus, kes on saanud isikumandaadi Lääne-Virumaalt. Edasi toimus parteide ühinemine ehk Respublikast ja siis Isamaast sai IRL ja täna olen ma Isamaas ja ootan huviga, mis arenguid siis mulle veel pakutakse. Aga ma ei lähe kuhugi kellegi pärast, et mina jään. Ma kõigepealt kommenteeriks, et Marko arvatavasti enne vähemalt ütles, et ta pani need nimesid ise, et nagu näha, siis sotsidele kõige ligavam. Aga palju on juttu olnud viimastel päevadel olümpiast, olümpiasportlastest ja olümpia boikoteerimisest. Marko, ma tean, et sa oled ise väga suur spordifänn, teed ise ka sporti kõvasti ja sul on pojad, kes teevad sporti. Eelkõvemini muiduks. Jah, täpselt. Mis on sinu arvamus, kas sportlane peaks saama ise otsustada selle üle, kas boikoteerida või mitte? Mulle meeldib see lähenemine, mis siin ka viimastel päevadel on tekkinud, et võib-olla ei peaks poliitikud otsustama sellist asja sportlaste eest ja mul oleks õudselt hea meel, kui need sportlased siis suudaksid antud juhtumil otsustada, kui Vene ja siis Valgevene sportlased peale lastakse, et me saame hakkama ilma selle ühe olümpiat, olgu see või karjäär, et tegemist on lihtsalt sellise väga ajaloolise hetkega. Jah, Riigikogu valimiskampaania küsimusidega oleks võinud, võiks tulla mitme kandidaat, ma ikkagi püsin selles Riigikogu teemas, et
Pole paraku üldse tavatu, et meil inimesed, kes Riigikogus on, jõuavad selle ühe valimisperioodi vahel liikuda üle poole saali, vahetada erakondi, mõni mees on jõudnud peaaegu kõikides Eesti erakondades juba olla, et küsimus, ma ei saa seda väga fokusseerida, ma lihtsalt küsiks nagu sinu suhtumist sellisesse poliitkäitumisse, erakondade vahetamisse. Ma arvan, et ükskord võiks olla nagu lubatav vähemasti sellel lihtsalt põhjusel, et ega keegi väga täpselt võib-olla sisenedes ei võib-olla iga kord aru ei saagi, et kuhu ta sisse on siis läinud. Isamaa on andnud ära ühe esimehe Eesti 200-le, nüüd kandideerib Margus Tsahkna, on ju, esimees läks minema erakonnast. Ühe aseesimehe Reformierakonnale Marko Mihkelsoni näol, eks ole, Jokka Lendri ja siis veel ridamisi inimesi, aga jällegi, et minu filosoofia väga lihtne. Mulle täna pakuti Elisat ja igasuguseid teenuseid ja öeldi, et saab odavamalt, kui mu teli on, aga mina ütlesin, et mina olen ettevõtja, ma püüan kirjutada nii kallid arveid, kui ma vähegi suudan välja ja ma eeldan, et siis sama võib ka teli ja minu käest küsida, nii et vastus on, et tegelikult tuleks püüda ikkagi paigal püsida või ära tulla ja kehva on see eriti selle mandaadi keskel, nagu on ju, et kui sinusse on pandud suur hunnik sularaha, poliitikas universaalne vahend on ju, sa oled saanud selle mandaadi, peaaegu kunagi sa üksi ei saa, on ju, ja siis sa marsid minema. Kui sind just välja ei visata erakond, see teine asi, et siis on akna alla minema. Et ikkagi usalduskrediidi reiting langeb? Tegelikult teeme me Eestit nende inimestega, kes meil on, teisi meil pole. Tuula. Ja, mul on ka üks küsimus. Mis sind Riigikogus töötamise juures kõige rohkem rõõmustas? Ma vastan sellele, püüan ka lühidalt vastata, et kuigi ma olen olnud 4 valitsuse minister, siis ma pean ka oma highlightiks või vabandust keeleseaduse rikkumise pärast seda hetke, kui mina geoloog sain õiguskomisjoni esimeheks. Ma ütlesin küll Mart Laarile, et ta on rumal, et geoloogi ei saa sellise töö peale panna, aga see lõi mul tegelikult hoopis teise seltskonna tõi minu juurde väga lai orienteerumise sellises üldises õigusküsimustes, nii et ma pean seda perioodi 2 aastat õiguskomisjoni esimesena Tartu Ülikooli geoloogi haridusega oma parimaks perioodiks poliitikas. Nii, ja vist viimane küsimus, kas Tarmo? No, mina küsiks, et mida head lugupeetud rahvasaadik on siis veel teinud peale selle allkirja panemise oma valijatele? Mul on igas valimisperioodis või vabandust, igas ministriperioodis olnud mingisugused omad asjad. Ma tõin lihtsalt ühe stiili näite veel. Kõik, kes on vanemad vähemasti kui võib-olla 25 aastat, te ei pruugi seda mäletada, aastal 2009, siis Narva piiri pealt, siis veel sai Venemaal, on ju, olid veoautode järjekorrad 10 kilomeetrit. Autojuhid käisid siis põõsas asjal ja piirijärjekord oli võib öelda nädalaid peaaegu, eks ole. Ja seda teemat visati nagu surnud koera siis majandusministeeriumi ja siseministeeriumi vahel. Ja minu ametis oleku ajal me võtsime selle vastutuse ja tekitasime piiriparklad, et idasuunal on selleks näiteks Sillamäe, kus veoautojuhid said parkida, pesta, tekkis broneerimissüsteem ja nad läksid piirile siis, kui vajadus tekkis. Ma arvan, et täiesti suur asi. Ma olen üksi palju asju ära, kui on 100 inimest appi anda. Nii, aga täname nende küsimuste eest ja täname väga ka kuulajaid, kes jaksasid tõesti selle pika mõtete vahetuse ja debatti vastu pidada. Mul on hea meel, et te leidsite päris palju ikkagi ka ühisosa omavahel. Mulle meeldisid need hetked, kui sai öelda, et ma nõustun sinuga ja võib-olla soovida teile sellist fookuse hoidmist ja ikkagi seda pilku tulevikku. Ja, mina võin ka öelda, lugedes valimisprogrammi juba viimased 20 aastat, et tegelikult on selliseid üllatavaid lähenemisi, et see sama üürimajade temaatika, mis oli 10 aastat ainult sotside teema, et tänasel päeval pole erakonda, kes ütleks, et oleks vaja üürielamuid näiteks teha, et see on lihtsalt üks näide. Kui me toome selle sama tänase kliimatemaatika, siis tegelikult see on ka hästi huvitav areng, et 10 aastat tagasi see oli selline hiinakeelne asi üldse, sellest rääkida madalamal tasemel kui mingisugune keskkonnaministeerium on ju või valitsus. Täna kohalikes omavalitsustes käib arutelu, tehakse mingeid plaane, asju,
mõeldakse meetmete peale, et evolutsioon on olnud. Ja nagu te nägite, siis tõepoolest te võite Riigikokku sattudes jõuda mis tahes küsimuste juurde, sõltumata sellest, mis teil teha meeldib. Et tahate õudselt sporti edendada, aga teid saadetakse maaelukomisjoni ja peate tegelema munakanade siis tootlikkusega. Nii et selleks tuleb valmis olla. Mina loodan, et siin ruumis on vähemasti üks inimene, kes on järgmise Riigikogu liige. Aitäh tulemast! Ja me täname kooli külalislahkuse eest. Ja Indrekust Eli eest, et me olime kogu maailmale kuuldavad. Täname rahvusvahelise telepildi eest. Ja loodame, et igaüks sai siit vähemalt ühe mõtte, mida võib-olla siis koduteel edasi mõelda. Ja võib-olla teid pargis sundparteistatakse nende kandidaatide poolt. Aitäh! Võtan praegu kõigi eest sõna ja tänan siis, et meid kutsusite ja Markot ka, et võttis selle asja korraldada, nii et aitäh heade küsimuste eest. Palun 10 sekundit, ma ütlen teile kõikidele otse. Siin saalis on vähemalt üks inimene, kes saab Riigikokku. Jätke need inimesed meelde. Sellest Riigikogu koosseisust mitte ükski Lääne-Virumaalt saadud saadik ei ole käinud ei Vironis ega tegelikult andnud tagasiside. See peaks üks põhiasi olema, mida nüüd valitavad saadikud peaksid tegema. Jätke näod meelde, vaadake ja nõudke, et nad tuleb tagasi. Aitäh! Me täname! Ja, aitäh! Ja ma olen omalt poolt öelda, et meid on ka pildistatud järjepidevalt, aina. Ja õigesti lepime kokku, et kuhu peab vaatama. Aga näpp püsti, kes pildistab, et kuhu me vaatama peame, muidu on silmaks teeb, kes teeb.